Tere hommikust! Tere hommikust! Mina olen Liina piletimüügikeskkonnast Venta. Ja mina olen Viivika Smilist meiliturunduse platvormi pealt. Väga tore on teid väga palju siin näha täna hommikul. Venta alustas digikoolituste sarjaga ja meil on 2 tükki juba olnud ja sellel kevadel viimane koos heade sõpradega Smilist on meil täna kavas. Ja sügisel on plaanis muidugi jätkata nende toredate seminaridega, kellel on selliseid teemasid, mis istuvad hingel ja vajaksid lahendamist, et andke meile teada. Me praegu just kogumegi sügiseks ideid. Aga nüüd täna meil on kavas rääkida meiliturundusest ja kommunikatsioonist üritustel ja koolitustel osalejatega. Ja kõige parem inimene selleks on muidugi Viivika, kes on suur meiliturunduse ekspert. Ja Viivika, annangi sulle sõna. Saad rääkida lähemalt rohkem Smilist ja tänasest päevakavast võib-olla kõigepealt siis. Väga hea. Tere tulemast minu poolt taas kord kõikidele tere, kes juba chati kirjutavad. Väga armas on meile väga meeldib tervitusi vastu võtta ja päikelisest hommikut ka teile. Mina siis, nagu öeldud, olen Viivika, olen Smili meiliturunduse strateegia koolitaja ja tegelikult olen ma Smili suht värske liige, aga Smili platvormi kui sellist oleme tegelikult kasutanud juba aastaid ja seetõttu oleme ka tegelikult läbi viinud päris palju Smili kasutamiskoolitusi. Ja täna teeme ka natukene sükest teistmoodi asja, sest kui me tavaliselt siiamaani oleme näidanud seda, mismoodi konkreetselt Smilit kasutada, siis täna me näitame seda, mismoodi Smilit koos Pientega kasutada, sest seal on sellised väikesed nüansid, mis on vaja kindlasti tähele panna, mida me näitame ette, kust mingisuguseid numbreid ja mingisuguseid webhooke ja muud toredaid sõnu kätte saab. Ja selleks, et see oleks kõik teie jaoks hästi tore ja lihtne, siis näitamegi puust ja punasega asjad ette täna. Ehk siis millest me räägime? Me räägime sellest, mismoodi saab Pientast kätte näiteks webinari või üritusel osalejate listi, kuidas seda listi Smilisse üles laadida, kuidas seda teha läbi automaatikate, kuidas teha niimoodi, et me saaksime automaatselt saata kirju Pientast pileti ostnud inimestele ja muid selliseid põnevaid väikseid nippe näitame teile ette ja anname ka mõned head näited kasutajatele, kes juba on mõnda toredat asja kasutanud ja teinud. Ehk siis loodetavasti teil tuleb siit mõni selline hea põlev pirn, mida ka ise edaspidi kasutama hakata. Ja tegelikult alustaks siis äkki niimoodi, et sina räägid natukene, miks Pienta kasulik on, miks on hea sealt kaudu pileteid hankida. Siis pärast seda mina natukene räägin meiliturundusest, mis on meiliturunduse statistikad, kui kaua Smili turul olnud on ja siis me läheme päris süvitsi, hakkame rääkima asjadest, kuidas asjad päriselt käivad. Kui teil vahepeal on küsimusi, siis meie chat on avatud. Kirjutage sinna julgelt, me püüame jooksvalt vastata või kui jooksvalt ei jõua, siis jätame vastamise kõige lõppu. Me salvestame kogu tänase koolituse ja kõikidele registreerunutele saadame siis paari päeva jooksul ka lingi, et saate kenasti järele vaadata ja kui tempo on kiire, siis rahulikumas tempos uuesti vaadata. Nii et võime vist siis alustadagi. Ja räägi natukene, mis see Pienta üldse on, et meil kindlasti on siin mõned Smili kasutajad, kes Pientat pole kasutanud, et siis on tore teada. Pienta on iseteeninduslik piletimüügikeskkond. Ja miks ma rõhutan sõna iseteeninduslik seetõttu, et see ei olegi väga tavapärane, et 100% kõike, mis Pienta võimalused on, saab ise teha, ise alustada kasutamist. Ja kõige lihtsam Pienta siis alustamine ongi see, et teha lihtsalt meile konto, hakata katsetama ja kui kõik sobib, siis muidugi juba ka siis hakata kas koguma registreerimisi või müüma pileteid. Nii et tõesti julgelt soovitan luua Pientasse konto, ka siis, kui lihtsalt on selle asja vastu natukene rohkem huvi või on tahet näha, mis võimalused Pientas on. Pientas töötavad inimesed sellised kõik, kes on ühel või teisel moel seotud üritustega. Ja seetõttu me oleme arendanud sellise tarkvara, nagu iga korraldaja tahaks endale ise arendada. Me ei küsi näiteks ka igalt piletiostjalt mingit täiendavat teenustasu, et me leiame, et kui sa juba kuhugi veebipoodi lähed, olgu see siis piletiost või mingi muu asja ostmine,
siis see ei ole ju tavapärane, et sa veel maksad mingisuguse tasu sinna otsa ja seetõttu siis Fientas ongi kõik tasu, mis korraldaja kuvab ostjale, see on pileti hind ja kõik tasud on juba selle sees ja ostja midagi lisaks ei maksa. Fientas on väga palju kõiki võimalusi ostjate tõesti siis nagu registreerimiseks, erinevate piletihindade kasutamiseks, et võib-olla ma kõigepealt hakkakski kohe otsast näitama, et muidu ma siin võin ju lõputult rääkida, kui tore see Fient on, aga võib-olla siis kohe näitaks ka. Nii, võt seda vaadet te kindlasti kõik olete juba näinud. Siit te siis saite registreerida ennast tänasele üritusele. Ja üks asi võib-olla, mida võib-olla tähelepanelikumad märkasid, aga mis on siis Fientas ka väga toredasti tehtud, et kui inimene juba on piletit ostmas või ennast üritusele registreerimas, siis siin kohe, kui sa oled sisestanud oma meiliaadressi ära, siis sa jõuad sellisesse kohta, kus sa pead kinnitama, et sa oled nõus kasutustingimustega, aga enne seda on siin veel üks väike boksike ja siit saab iga korraldaja küsida ise oma ostjate käest uudiskirjaga liitumise nõusolekut. Seda nõusolekut on kindlasti vaja küsida, ilma selle nõusolekuta ei tohi kellelegi midagi saata. Ja kõige parem koht ongi see küsida sel hetkel, kui inimene piletit ostab, sest sellisel hetkel ta ilmselt on kõige rohkem huvitatud edaspidi uudiseid saama ja miks siis mitte seda võimalust ära kasutada. Nüüd, kui siia vajutadagi, et soovin liituda ja olen lugenud, registreerud, siis ongi juba kõik tehtud. Täpselt nii lihtne see ongi. Ja nüüd, kui korraldaja jõuab siis Fienta nii-öelda tahatuppa, siis siin on kohe suurelt kõigepealt näha, kui palju pileteid on üritusele ostetud, mis on müügisumma ja seda lehekülge saab ka jagada oma kaaskorraldajate või teiste artistidega. Siit tekib selline siis link, mida siis saate jagada, et ta ei saa küll nagu ürituse muudele andmetele ligi, aga võt just seda lehekülge siit ta saab vaadata. Ja uudiskirjaga liitumisi on hea koguda ka siis, kui täna te ei saada oma osalejatele uudiskirju, võib-olla sellepärast, et ei ole veel jõudnud selleni või te ei tea, miks see uudiskiri on vajalik, et tänasel koolitusel te saate kindlasti sellest rohkem teada. Ja isegi kui te veel tõesti seda ei tee, siis igal juhul on soovitav see linnuke sinna sisse lülitada sellel põhjusel, et siis kui te ühel hetkel hakkate seda tegema, on ta tegelikult juba päris korralik kliendibaas olemas, kellele siis hakata iseenda uudiseid saatma. Väga hea. Kas sa näitad kohe ka selle, kui see uudiskirjaga liitujad kätte saab, et siis ma vahepeal räägingi hiljem Smilist vahele ja näita, kuidas siis neid Smilisse hiljem üles laadida. Siin nüüd kõik need kastikesed on täpselt ees. Ma annan sulle võib-olla korra sõna ja juttu ja saan nendest kastikestest siin lahti, siis kohe näitan seda kohta ka. Väga hea, nii kaua ma siis räägin natukene Smilist teile. Ja Smilist räägin siis nii palju, et sa võid äkki oma ekraani ja kinni panna, et Smile tegelikult on meil turul olnud juba päris pikalt ja tegu on siis täiesti puhtalt eestimaise meediaturundusplatvormiga, mis tegutseb juba aastast 2006 ja meil on toredad asutajad, kes siis ise hästi toredalt huvitatud sellest teemast ja hakkasid meediaturundusega tegelema. Ja praeguseks hetkeks oleme me jõudnud nii kaugele, et meil on platvormil 20 000 kasutajat umbes ja iga nädalaselt läheb meil välja 200 miljonit e-kirja, iga kuu läheb välja 200 miljonit e-kirja, ehk siis niisugune päris korralik hulk kirjasid ja me oleme just tuntud selle poolest, et meil tegelikult on hästi hea kohatoimetamise määr, mis tähendab seda, et meie kirjad päriselt jõuavad postkasti inimestele ja ei ole vaja muretseda, et see läheb ka spämm-postkasti või kuskile valesse kohta, et tõesti need kirjad lähevad õigesse kohta sinna, kus peab minema. Ja mis on veel Smiley puhul kindlasti hästi toredasti ära märgitud ka meie kasutajate poolt, on see, et meil on väga tore sõbralik kasutajatugi.
kelle käest saab alati abi küsida. Me mõtleme kaasa, me ei ole päris sellised, kes vastavad sulle selle chat-robotiga, et ja mine otsi kuskilt vastuseid erinevatest tutorialitest, vaid me päriselt mõtleme sinuga kaasa, vaatame, kui vaja, teeme su kirja põhja lahti, vaatame üle, mis seal viga on, et me lahendame su selle mure päriselt ära. Ja samuti sellest saati, kuni siis mina käisin, olen liitunud Smile'iga, siis me tegelikult pakume ka natuke niisugust agentuuriteenust ka siia juurde veel rohkem kui varem. Ehk siis me aitame vajadusel teil valmis teha kõik strateegiad, ehk siis, et mis see meediaturundus üldse, kes teie ettevõttes on, mis see tähendab, kuidas automaatikat üles seadistada ja kuidas võimalikult palju kasu teenida meediaturundusega. Ehk siis seda kõike saame teile pakkuda. Ja kui veel tuua mõni hea boonus välja, siis meie hind on natukene sõbralikum kui nii mõnelgi teisel konkurendil. Mis meie platvormil teha saab? Ilmselgelt saab saata kirju välja, ehk siis me saame meie platvormi saata teha omale väga mõnusa kirjapõhja valmis. Seal on niisugune drag and drop editor, kus sa lihtsalt sikutad õiged kohad oma kirjapõhja sisse, kus sa tahad panna nupu, kuhu sa tahad seal panna pildi, kuhu sa tahad panna midagi muud, paned need kokku ilusti ära ja saad kujundada täpselt niisuguse kirjapõhja, nagu sa ise soovid näha. Samuti meil on väga-väga võimekas kirjasaajate haldamise funktsionaalsus. Kui näiteks mõnel platvormil saab neid tag'e ehk siis lisainfo väljasid lisada ühe kontakti kohta ainult paarkümmend tükki, siis meil võib lisada isegi kas või paarsada info välja ühe kontakti kohta, mis tähendab seda, et sa saad hästi kõvasti segmenteerida oma kliente, hästi palju lisada lisainfo väljasid, mis tõttu sa kogu aeg tead, kes millise asjaga sul parasjagu kontaktlistis tegeleb, kas ta on sul kassiarmastaja, kas ta on sul koeraarmastaja, kas ta on sul business to business klient või ta on sul äriklient või ta on sul mis iganes ühesõnaga. Et kogu selle infot saate sinna külge panna ja läbi selle on hästi mugav teha väga suunatud pakkumisi kõikidele oma klientidele. Samuti, mis on üks väga tore punkt just kirja saatmise juures Smile'ist välja on see, et meil on hästi lihtsalt kasutada ka välistusliste, ehk siis sa võid näiteks saata mitmele inimese kirjalistile korraga kirja välja, aga samas välistab mõne listi ära, näiteks, et sa tahad saada kirja välja koera ja kassi omanikele, aga ma ei tea, närviliste omanikele ei taha kirja saata, siis nemad saad ära välistada, nemad ei saa kirja kätte. Et niisugused väikesed toredad nüansid on meil olemas, millega tegelikult saab oma kirja saatmist hästi mõnusalt täpseks ajada ja teha niisugust sihitud segmenteerimist. Mis meil veel teha saab? Meil saab teha ka maandumislehti. Meie maandumislehed on niisugused põhimõtteliselt mõeldud kontaktikorjaks, ehk siis sa teedki valmis ühe ilusa maandumislehe, mille põhjas on niisugune vorm, kus sa küsid inimese käest tema meiliaadressi, tema nime, võib-olla ka mingit muud lisainfot ja see kontaktivormi kaudu tulnud kontakt siis liitub kohe ka nii-öelda kirjalistiga, et saata edaspidi saata hästi palju kirju ja see kõik käib kogu mõnusalt automaatselt. Ja lisaks sellele muidugi saab ka meil teha väga palju automaatikaid, mis tähendab siis seda, et meiliturunduses nagu ikka me tegelikult ei taha saata ka kirju käsitsi välja. Meiliturunduse mõte ikkagi on teha võimalikult palju tööd automaatseks ära. Ehk siis meie kaudu saad sa teha kõik hüljatud ostukorvi automaatikaid, upselling automaatikad, uute kirjalistiga liitujate automaatikad, ehk siis nii kui keegi liitub uudiskirjaga, siis saab talle kohe mingisuguse kirja häda saata vastu, et tule nüüd meie poodi ostma või vaata veel, mis ma veel pakun sulle või näed siin sulle sooduskood ja kõiki niisuguseid asju on hästi mõnus ja mugav siin platvormi peal teha. Ja tõesti seda on hästi lihtne teha. Ja kõik, millega võib-olla kohe ise esimesel hetkel ei taipa, kuidas seda teha, siis küsige kliendi toe käest, me aitame teid alati hästi palju, et kaasa mõelda ja pakkuda just teile rätseplahendus välja, et seda kõike saab meie käest väga kergesti kätte. Ja mis kindlasti on meie puhul veel hästi hea ja väljatoomist väärt on see, et kuna meie ettevõte asub Euroopa Liidus, siis ka meie serverid asuvad Euroopa Liidus ja enamik teiste platvormide serverid ei asu Euroopa Liidus, mis tähendab seda, et kui te kasutate näiteks teist platvormi, siis tegelikult peate teavitama klienti, et kliendi andmed asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Kui te kasutate Smile'it, siis kõik on GDPR-i kohaselt korrektne, ehk siis kasutate Smile'it ja hoiate andmeid Euroopas ja kõik on juriidiliselt ja seaduslikult korrektne. Ning kes on väga suur klient, siis meil on ISO standard olemas, mis tõttu tegelikult on ka suurtematel klientidel meid niisugune kindel tunne kasutada.
Ma räägin natukene ka meiliturundusest üldiselt, siis ma vaatan, et vaikselt tuleb küsimusi ka, ja me võtame ka siis vahepeal vahele kõike. Esiteks siis, miks üldse kasutada meiliturundust? See tegelikult on üks väga hea küsimus ja sellel on väga lihtne ja loogiline vastus. Kui sa mõtled korra selle peale, et kui sa ärkad hommikul ise ülesse, siis mis on üks esimesi asju, mis sa teed? Ma võin sulle öelda, et päris palju inimesi, siis 58% inimesi võtab hommikul ühe esimese asjana kätte oma väikse nutika telefoni ja võtab lahti oma mailboxi ja vaatab seal olevat kirjasid. Ehk siis see on niisugune sisseharjunud tegevus, 58% täiskasvanutest ärkavad ülesse ja vaatavad mailboxi. Nad ilmselt vaatavad sealt enamasti, kas on mingisugune väga oluline kriitiline töötegevus, aga nad näevad ka ära uudiskirja sealt tegelikult, kui see hommikul seal olemas on. Ehk siis see on väga hea tõestus selle kohta, miks meiliturundus tegelikult on nii efektiivne, sest et ta on inimestele nii nagu kinni kasvanud ja niisugune küljes olev tegevus, see on nii loomulik kuidagi. Ja muidugi läbi selle, et ta on inimestele nii nagu külge kasvanud, siis sellepärast on ka tema return on investment ehk siis tulu, mis sa sellest saad, on hästi-hästi palju kõrgem, kuna üldiselt meiliturundus on suht odav teenus, sa maksad platvormi eest ja sa maksad iseenda aja eest, et see kiri kokku panna ja seetõttu sa teenid sellest tagasi pea 40-kordse tulu võrreldes sellega, mis sa sisse paned sinna, mis tõttu ta on kõige kasumlikum turundusvaldkond selles mõttes. Ja sellepärast ka seda väga palju kasutatakse. Mis veel võib-olla on paar olulist või huvitavat fakti, mida välja tuua meiliturunduse kohta, on siis see, et 92% inimesi tänapäeval omab meiliaadressi. Mõni meist omab mitut, minul on isiklik, pluss paar töömeiliaadressi, sul kindlasti on ka mitut tükki. On, just, vähemalt 3. Täpselt. Ja näiteks täiesti pop-trend on tänapäeval ka see, et kui sul laps sünnib, siis sa teed kohe meiliaadressi ära, sellepärast et äkki hiljem see meiliaadress pole enam kättesaadav, tekib nimekand, mis võtab ära selle meiliaadressi. Et siukseid asju tehakse hästi palju. Ehk siis meilid on kuidagi nagu meile nii sisse kasvanud tegevus, et seal turundust teha tundub hästi mõistlik. Küll aga tehakse ühe asja kindlasti veel välja tuua, mis on siis see, et kuna see meiliturundus ongi niivõrd isiklik koht. Minu postkast on see koht, kuhu ma saan oma vanaema pildid, mul tulevad sinna broneeringud oma romantiliste nädalalõppude kohta ja nii edasi ja nii edasi. Siis tegelikult, kui sa teed meiliturundust, siis palun mõtle kindlasti selle peale, et see koht, kus sa saadad selle kirja, on inimese jaoks üliisiklik koht. Et tegelikult saad igasugust spämmi näha, küll ei taha. Ehk siis kiri peab olema väärtuslik, kiri peab pakkuma inimesele midagi tõeliselt head, see peab olema huvitav ja saada kiri välja ainult siis, kui sa tegelikult ka tahad seda inimesele midagi väärtust pakkuda. Ja ma mäletan, et paar küsimust oli veebile, proovin ära vastata, mis küsiti enne webinari meie käest. Küsiti näiteks seda, et millal on parim aeg kirju saata. Selle koha pealt ütlen niisuguse väikse vihje, et tegelikult kõige parem on testida. Sa pead ise testima oma agentuuri ära, et millal nagu tema jaoks kõige parem saatmise aeg on, aga statistiliselt öeldakse kõige parem aeg on saata kas teisipäeva või neljapäeva kell 10 hommikul. See on niisugune statistika, aga ise tegelikult testi järgi, sest et muidu kõige parem seda teada ei saa. Ning teine asi, mis ma toon välja kindlasti meiliturunduse olulisusest on veel see, et kui sa tahad teha kirja põhja, siis esmalt tee valmis mobiilivaade, sellepärast et tänapäeval me enamik loeme kirja juba mobiilist, mistõttu see on ülioluline, et sul oleks mobiilivaade olemas. Ja siin vahepeal tuli üks kommentaar ka, et me ei jaga ekraani. Me tegelikult teadlikult hetkel ei jaga ekraani. Ma räägin peast seda juttu, mis mul praegu tuleb. Ma võin teile hiljem panna mingisuguseid slaide ka kaasa siia, mis on need statistikanumbrid ja asjad, kui te tahate. Aga hetkel see mitte jaga meile täiesti teadlik ja mitte kogemata tehtud asi. Nii, aga nüüd on 20 minutit räägitud pikka sissejuhatust, mis see meiliturundus on, mis on niisugune üritusturundus. Võtame siia vahele Uku küsimuse ja siis saame minna juba järgmise teemaga edasi. Uku küsib meie käest, kas probleemide lahendamine või nõustamine on ürituse teenustuse sees või on tegemist eraldi teenusega, mida pakute ja mis vormis see toimub? Kas kirja teel, kontoris, alternatiiv, chat? See vist on siis Fienta kohta küsimus, ma kujutan ette, jah? Ja Fienta ütleb selle kohta, et see kõik on teenustasu sees ja meile saab kirjutada. Fientas on selline väike jutumull lehe all,
sealt me vastame kõige kiiremini, Laura tavaliselt alati vastab või helistada, siis Kätlin on esimene, kes telefoni haarab. Võime ka kokku saada ja kohtuda. Üldiselt Fienta on nii palju lihtne ja loogiline, et enamasti inimesed saavad ise hakkama, kui on mingisuguseid väga spetsiifilisi küsimusi või erisoove, et siis kindlasti võtke meiega ühendust ja arutame, kuna Fientas toimub arendustöö pidevalt. Et siis, kui ka täna mingisugust sellist lahendust ei ole, siis võib juhtuda, et see ongi meil lähiaja plaanides ja te selle kohe saate. Et selles mõttes alati andke märku, kui teil on huvitavaid mõtteid, mida võiks lisaks olla, või kui teil on mingisugune kindel soov või vajadus, mis vajab kiiresti lahendamist. Aga võib-olla ma tulengi Fienta juurde tagasi, et mul siin enne ekraani jagamisel need nupud olid peidus ja ma ei saanud näidata. Et ma võtan uuesti ekraani endale jagamiseks ja vaatame siis, kus me kontaktid kätte saame. Nüüd me oleme selles Fienta korraldaja poolel ehk nii-öelda selles tagatoas. Ja siin üleval päises on selline koht nagu seaded. Ja siin seadete all on esimene kohe korraldaja seaded. Tegelikult kui siia vajutada, siis kohe oledki õiges kohas. Ja vaikimisi on siin selline slaider mitte sisse lülitatud. Ehk me kedagi ei saa sundida seda uudiskirjaga liitumise nõusolekut küsima, aga me alati soojalt soovitame. Ja siin saate ise muuta seda teksti, et meil on selline väga tavaline klassikaline, et jah, soovin liituda Fienta uudiskirjaga, aga teie võite siia panna vastavalt sellele, millised teie kliendid on. Näiteks, ma ei tea, midagi väga loomingulist, et muidugi tahan olla kohe esimeste hulgas, kes saab teada parimatest üritustest täna ja kohe. Et siis kirjutage seda täpselt sellisena, nagu te ise heaks arvate. Ja selline hea uudiskirjaga liitujate protsent on kuskil 30-40. Kui teil on see väiksem, siis võib-olla oleks hea nagu seda nõusoleku küsimust muuta. Et võib-olla see sõna jah ehk ehmatab teie kliente just näiteks ära. Ja kus neid siis kätte saab, neid liitujaid, et siin üleval on niisugune nupp nagu kliendid. Ma kahjuks ei saa seda vajutada, sest et nii kui ma sinna vajutan, siis on kohe kliendi andmed kõigile näha. Aga sealt alt on näha ka, et kui palju protsente on siis uudiskirjaga liitujaid. Neid siis kõikidest ostudest kokku, see protsent, kes on öelnud oma jah-sõna. Sealt näete ka neid siis kliente, kes on öelnud oma jah-sõna selliselt, et saate selle aruande sealt alla laadida. Kas ma räägin korra veel Fientast ja siis ma annan sulle sõna, mida selle aruandega veel pihta hakata, eks ju. Et see on jah siis üks koht, kus saab neid andmeid kätte. Küll aga näitaks võib-olla paari sellist nagu võimalust Fientas veel, mis on juba nagu sisse ehitatud. Et Iika rääkis siin kenasti ja põhjalikult, kuidas saab klientidele saata selliseid pakkumisi ja kirju, kui nad on oma nõusoleku andnud. Ürituste puhul võib juhtuda näiteks seda, et teil on vaja oma ürituste osalejatega võtta ühendust võib-olla enne üritust mingil põhjusel. Näiteks on vabaõhuüritus ja te tahate tuletada neile meelde, et võtta kindlasti vihmakeep kaasa. Siis meil on siin sellised lihtsad võimalused olemas. Teeme selle tänase ürituse põhjalt läbi. See on siit samast vasakult on nupp e-kirjad. Me ei ole siin saatnud sest tänane kirjaautomaatika on kõik Smile'is tehtud, aga siit saab saata siis e-kirja kas kõikidele piletiomanikele, võib-olla ainult mingit teatud tüüpi piletiomanikele, või siis kui üritus on juba toimunud, siis 7 päeva peale üritust on veel ka see e-kirjade saatmise tööriist nii-öelda avatud ja te saate näiteks selekteerida, et saata nendele, kes kasutasid oma piletit, ehk need, kes kohale tulid, või nendele, kes ei kasutanud. Et siis te saate ka nagu kirjasisu muuta vastavalt sellele, kes käis või kes ei käinud, kes unustas ära või mida tahes. Ja siin saabki ka selekteerida neid, et kas need inimesed, kes on ostnud pileti juba ammu või on pileti ostnud alles täna, et sellist teadet saab siia panna. Et seda kasutati näiteks päris sageli koroona ajal, kui üritused kippusid ära jääma või edasi lükkuma. Et siis oli selline hea ja kiire võimalus kõikidele korraga teatada, et ära homme tule, üritus jääb ära, lükkame edasi, piletiraha tagastame või on mingi muu variant. Et siis seda kasutati sageli.
aga see on ka hea selline võimalus, et kui on kontsert tulemas, ma ei tea, näiteks 1, 2 või 3 päeva pärast, aga piletimüük on juba toimunud võib-olla pool aastat ette, siis on ka selline hea meeldetuletus saata kõigile, et nüüd juba sel nädalal toimub ja siia saab lisaks siis panna kaasa ka tema e-piletid. Ehk siis inimene ei pea oma mailboxist lappama, et oi, et kus see pilet mul on, et millise pealkirja alt ma selle leian, aga kui see kiri välja saata ja see pilet sinna lisada, siis selle sama kirjaga ta saab kohe selle QR-koodi ka. Ja meie käest on küsitud ka, et milline see pilet on ja mismoodi see kontrollimine käib. Siis ma kohe näitakski siit, et see pilet näeb selline välja, see on meie helpside'ist võetud väike artiklike, et piletil on siis võimalik, siin üleval on kohe siis võimalik kohe lisada pileti andmed oma kalendrisse, et kes vastavalt mis kalendrit kasutab, et on ta kohe kiiresti võimalik lisada, et sel päeval on sul juba broneering peal. Ja ka Apple Walletisse ja lähiajal tuleb ka Google Wallet. Et see siis vastavalt sellele, mis seadet ta kasutab, see siis ise saab aru, millisesse kohta on vaja lisada. Ja see QR-kood on siis kohe pileti kirja sees, et nii, et ei pea avama mingisugust PDF-i või midagi alla laadima, kohe kui e-kirja lahti teete, see QR-kood on seal ja QR-i saab siis skaneerida Fienta tasuta äpiga, see töötab kõikides nutiseadmetes, nii iOS-is kui Androidis, et kui te ka lihtsalt kasutate, ma ei tea, väikese ürituse registreerimiseks, siis ikkagi on hea teada, kes üritusel osalesid, kes mitte, kas või selleks, et pärast üritust saata neile mingisugune meeldetuletus või kiri, et aitäh, et tulid, siin on sinu järelvaatamise link võib-olla või midagi sellist. Et soovitan tõesti kindlalt kasutada neid võimalusi, mis siin on. Ja Fientas on ka see võimalus, et kui sa nüüd e-kirja, mida ma just näitasin, milline see e-kiri välja näeb, et selle e-kirja sisu saab ise ka muuta. Et meie poolt on selline klassikaline, siin on meil juba muudetud see kiri, aga selline klassikaline tekst seal, et aitäh, siin on sinu piletid, aga kui sa tahad kirjutada seda pikemaks ja põhjalikumaks ja isiklikumaks, siis siin on ka see võimalus olemas. Ja meie siin seda näiteks tegimegi. Ja siia saad lisada pildi, kes soovib võib-olla lisada näiteks mõne korraldaja, kaaskorraldaja logo või võib-olla mingi täpsema kaardi, kus kohas see asi asub, et mõnikord aadressist ei piisa, et on mingi väga keeruline majaplaan, et siis neid asju saab siia lisada. Ja kui inimene on ostnud pileti ühe nagu ostuga mitu piletit, et siis saab siin ka märkida, et kas sa saadad talle need piletid nüüd kõik ühe meiliga või saadad iga pileti eraldi meiliga. Näiteks juhul, kui inimene ostab võib-olla 3 piletit sõpradele, et ta saab siis need piletid ise kohe edasi saata. Et see võimalus on siin olemas. Ja üks asi veel, enne veel, kui me hakkame rääkima segmenteerimisest ja võib-olla nii täpsemast suhtlusest, et siis kui te sisestate ürituse andmeid Fientasse, siis on võimalik piletiliike ja hindasid ka nii palju panna, kui tahtmist on. Ja võib-olla kasutadagi seda näiteks ära, et on selline piletiliik, et mitte ainult tavapilet ja sooduspilet, mis on selline klassika, aga kui te teete ka näiteks tasuta seminar, et võib-olla näiteks selline piletiliik, et olen selle platvormi pikaajaline kasutaja või olen täiesti uus ja siis te juba saate ka saata erinevat, et läbi piletiliigi saab väga hästi ja lihtsalt segmenteerida oma kliente, et see on võib-olla selline väike nõks, et mida siis piletiliikide juures ära kasutada. Ma küsin, tahad sa rääkida? Küsi. Ma küsin sul küsimuse, mis vahepeal Andrus küsis, et kas piletite kontrollijad saavad olla teised isikud kui ürituste korraldajad? Ja, me saame luua eraldi konto ainult nendele, kellel on siis õigus piletit kontrollida, aga kes ei saa selle kontoga siis logida sisse ja ürituse andmeid vaadata. Nii et vastus on jah, saab. Just. Ja järgmine küsimus tegelikult ongi kohe seda, et kus ma siis leian üles need inimesed, kes panid selle linnukese sinna, et jah, ma soovin liituda uudiskirjaga, see, mida sa ütlesid, et sa väga ei taha nii, on ju? Seal on kontaktandmed olemas. Siin on üks koht, et ongi see ülevalt, see sinise riba pealt on kliendid. Jah, ma ei saa sellele vajutada, sest nii kui ma vajutan, tulevad kohe kliendi andmed. Küll aga on siin ka teine koht, on aruanded ja aruannetes siin all on uudiskirjaga liitujad ja tegelikult siin on seesama allalaadimise võimalus, küll aga siit jah, kohe ei näe kõiki kliente. Et jah, kahest kohast saab seda teha, sealt klientide poole pealt on võib-olla kõige lihtsam, aga siit saab ka. Nii et vahet ei ole, et see aruanne küll on jah kuupõhine,
vahet ei ole, millises kuus ta ka ei ole, et siin te näete ikkagi kõiki liituvaid, kes nagu algusest kuni tänaseni on liitunud, et see ei ole nagu kuupõhise siis liitumisega. Ja see on siis ürituse põhine, eks ole? See on korraldajapõhine. Ja see on korraldajapõhine. Ehk meil on nüüd olnud 3 webinari, me oleme siis sellise konto nagu Fienta webinarid konto alt teinud 3 üritust. Täna on 3. ja meil on siis 249 liitujat. See on siis 44% kõikidest registreeruvatest ja see on väga hea tulemus. Aitäh teile! Väga hea! Kas ma jätkan? Ma võib-olla annangi sulle siit sõna järje üle, et kuidas siis, et kui me siit selle alla loeme, et mis sellega siis teha annab ja kuidas siis seda segmenteerida täpsemalt. Väga hea, just teeme nii. Ja ma panen siit... Pane oma ekraani kinni ja ma hakkan jagama enda ekraani. Ehk siis, mis meil juhtub, on niimoodi, et nii kui me sealt Fientast oleme selle nimekirja alla laadinud, siis tegelikult see nimekiri näeb välja niisugune täiesti normaalne tavaline Exceli tabel, mida ma kohe ka lahti võtan. Ja siin ma olen teie meiliadressid juba ära peitnud, nii et me saan seda ilusti näidata. Ehk siis, mis info meil kuvandub siis, kui me oleme Fientas selle listi alla laadinud, me näeme siin inimese meiliadressi ja me näeme seda nii-öelda vajalikku infot, mis on hea teada selleks, et tõestada ära, et jah, see inimene liitus meie uudiskirjaga. Ehk meil on vaja teada seda, et millal ta selle uudiskirjaga liitus ja lisaks annab siis Fienta kaasa ka selle keele, et mis keele kaudu ta liitus ja kui see tegi üritust mitmes erinevas keeles, siis see oli tegelikult see keele lahtisse tuleb ka mitu erinevat keelt, et kas siis eesti, inglise, vene või muud keeled. Tänane üritus meil oli ainult eesti keeles, mistõttu meil ongi siin meiliaadress, nõusoleku andmise kuupäev ja keel. Selle nõusoleku kohta ma tegelikult ühe asja pean mainin juurde. Nimelt on see, et kui sa küsid nõusolekut, siis sa küsid tegelikult inimese käest nõusolekut saata turunduslikku kirju. Ilma selle nõusolekuta sa võid saata ikkagist inimesele pileti välja, sa võid saada teavitust, et midagi on muutunud, eks see sama vihmapalju näide, mis sa tegid, selle jaoks sul ei pea olema nõusolekut. Nõusolek peab olema selle jaoks, kui sa tahad talle hiljem või ka varem saata mingisugust muud informatsiooni, mis ei ole seotud selle üritusega. Näiteks, kui sul teeb mitte erinevat üritust, siis meil siin oli, et me tegime ühe ürituse teeme ära, mis on siis meie meilijuurdlusega seotud üritus, aga näiteks sügisel me teeme järgmise ürituse, kus me räägime võib-olla sellest, mismoodi Google Ads situda Fientaga ja me tahame kutsuda samu inimesi uuesti üritust vaatama, siis selle jaoks on vaja seda nõusolekut. Ma ei tohi teda kutsuda niisama uuele üritusele, kui mul ei ole nõusolekut olemas. Ja sellepärast ongi see linnukest vaja. Ja samamoodi, kui sa tahad teha muid uudiskirja pakkumisi, saata talle näiteks mingit parimat blogipostitust välja või midagi muud, et selle jaoks on vaja seda linnukest sinna. Et sa võiksid talle hiljem saata ükstapuha, mis muud infot veel, mis ei ole seotud käesoleva üritusega. Ja selle jaoks siis me teemegi niisugust asja. Nüüd, üks variant oleks hästi lihtne see, kui me võtame selle sama Excel tabeli ja laeme selle kohe hopsti Smilisse ülesse. Aga ma soovitaksin natukene siin veel seda Excel tabelit veidikene mudida enne, just sellepärast, et kui sul ühel hetkel tekibki mitut erinevat üritust hästi palju, siis tegelikult sa tahad hakata veits segmenteerima, et kes käis mis ürituse sul, kus ta ennast kirja pani ja selle jaoks me natukene paneme siia Excelisse lisaväljasid juurde. Ehk siis, kuna ma tean, et siin listis mul on kõik inimesed, kes tulid mul Fienta kaudu, siis ma panen siia esiteks nii-öelda veeru pealkirjaks Fienta, sellepärast, et siis, kui ma märgin ära, et kõik need inimesed, kes siin tabelis on mul liitunud Fienta kaudu, siis ma saan hiljem otsida välja ka oma meililistist kõiki inimesi, kes on Fienta kaudu minu uudiskirjaga liitunud. Ehk siis näiteks ma saan otsida välja inimesed, kes on tulnud mul Katriini koolituselt, kes on tulnud Viivika koolituselt ja nii edasi, nad kõik on tulnud Fienta kaudu. Ja lisaks sellele on mul mais üleval ka inimesi, kes on tulnud mul kodulehe kaudu, kes on tulnud mul võib-olla mingi pop-upi kaudu, ehk siis ma saan selle liitumise nagu koha kätte, mis kaudu nad liitusid uudiskirjaga. Ja see info on midagi, mis on hästi vajalik, sellepärast, et ma saan saata neile väga spetsiifilise sõnumi, mis on seotud just sellega, et kus kaudu nad liitusid. Ja seda infot sobati siia faili juurde lisada. Teine infokilg, mida me paneme siia juurde, on see, mis ürituse kaudu nad liitusid.
Ja seda sellepärast, et siis ma saangi vaadata hiljem seda ära, et näiteks kes käis katteüritusel, kes käis viibiküritusel, ma saan neist kokku teha ühe listi ja näha, kes käis mõlemal üritusel näiteks. Samas teistpidi ma saan kutsuda inimesi just sama sisuga üritusele uuesti või teine variant, ma saan välistada neid inimesi. Näiteks me teeme sügisel uuesti sama ürituse, täpselt sama sisu on, need, kes juba korra vaatlesid, võib-olla nemad neid me ei kutsuda uuesti üritust vaatama. Ja selliseid võimalusi on nagu hästi palju. Ja sellepärast panemegi siia veel ühe pealkirja, kuna me tahame seda hästi täpselt teha, siis me panemegi Fienta ja Smiley koolitus. Paneme selle veeru pealkirjaks ja täidame selle samamoodi niisuguse jah-sõnaga ära. Mida see jah siin tähistab, seda ma kohe varsti teie näitan. Nii. Ehk siis me oleme siia lisanud nüüd juurde 2 info välja, millega me saame segmenteerida. Igal kontaktid on küljes tema liitumise kuupäev, tema keel, kas ta on osalenud, kas ta on liitunud Fienta kaudu ning mis üritused ta siis Fientas osalema, mis üritused ta Fientas osales. Ja faili salvestame ära. Ja edasi lähemegi kohe Smiley'sse ja lähme kontaktide alla ja kontaktide alt saame sellesama faili üles laadida. Üles saab laadida nii CSV faili kui Excel faili, siis lihtsalt klikin siia peale, otsin selle faili ülesse ja laen ülesse. Siin kohe on võimalus luua ka automaatselt filter. Ma hetkel vajutan siia linnukesele ära, ma näitan, mis see teeb, aga lõppkokkuvõttes kasutage pigem nagu teistsugust segmenteerimist. Paneme tal hetkel näidis, Fienta näidis nimeks. Lae üles. Ja mis nüüd juhtub, on siis see kõik kontaktid, mida me hetkel sinna faili panime, need on nüüd laetakse üles siia konto peale ka. Ja samuti pannakse kaasa kõik need väljad, mida me sinna faili lisasime. Väljasid me näeme niimoodi, et kui me võtame kontaktide vahelehe lahti ja vajutame kogu andmebaasi peale, siis siin üleval on selline nupp nagu muuda väljasid. Ja kuna see on tema konto, siis siin juba väga palju väljasid on ennem ka olemas, aga need väljad, mida me lisasime siia, tulid ka siia juurde, ehk siis sama Fienta on meil siin olemas väljanenud ja Fienta koolitus, kus me on siis samas Fienta Smiley koolitus. See väli tuli ka kaasa. Samuti tuli meil keeleväli kaasa, mis me selle keelevälja nimi oli, kohe vaatame üle. Vale fail. Siit vaatame üle. Ja arvuti natukene mõtleb, sest et ega ta ka ei taha väga kergesti me tööd koostööd teha alati keel. Keel on ka see väli, mis tuli kaasa. Nii, keel, ka see väli tuli meil kaasa. Siis põhimõtteliselt süsteem on selline, et kõik need väljanimetused või veeru nimetused, mida me Excelisse paneme siin üles veeru esimeseks pealkirjaks, need tulevad Smiley'sse kaasa justkui nagu väljad, mille kaudu hiljem saab kontakte filtreerida ja segmente luua. Ja kõik need väljad saab siin näha ka. Kuidas me seda teeme? Lähme tagasi kontaktide alla ja saame siit luua uue filtri. Ja uue filtri alt esimesse veergu kuvatakse samad pealkirjad, mida me Excelist oleme üles laadinud. Ja siis me saame otsida näiteks üles sama Fienta välja. Ja kuna me kirjutasime Excelis iga nime taha Fienta veeru sisse jah-sõna, siis siia väärtusesse kirjutan, et Fienta on võrdne jah. Ja selliselt ma saan kätte 81 kontakti, keda ma üles laadisin Exceli kaudu, nemad kõik tekitavad mulle siia ühe listi. Ehk siis ma panen siia listi nimeks näiteks Fienta kaudu liitunud kontaktid. Ja sedasi ma saangi hästi lihtsasti teha kohe segmendi kontaktidest, kes on Fienta kaudu liitunud, salvestan ära ja see list tekib mulle ilusti siia alla 81 kontakti, kes on Fienta kaudu liitunud. Hästi lihtne moodus, mismoodi kohe hästi kergesti teha mulle Fientasse Smiley'sse list valmis, Fientast võtta inimesed ja Smiley'sse üles laadida ja teha niimoodi listid valmis. Ja täpselt samamoodi saab siis teha teise listi veel, ehk siis Fienta Smiley üritus, Smiley koolitus ja otsin siit selle sama välja uuesti ülesse, Fienta Smiley koolitus
tean, et väärtuseks panin iga välja sisse jah, arvutan uuesti üle, salvestan ja saingi omale jälle kordselt ühe hea nimekirja inimestest, kes on siis osalenud FentaSmile'i koolitusel, 81 kontakti, keda ma just üles laadisin, kõik nemad siis tulid siia just nimekirja. Ja nüüd mul on hästi lihtne neil saata kohe kirjasid välja. Lähen teen siin üleval kirjapõhjadel kirja valmis, mis ma neile saata tahan. Näiteks tahan äkki neile saata jätkukirja, et aitäh, käisid üritusel ära, siin on sinu järelevaatamise link, et saan kohe kirjapõhja valmis teha, postituste alt näidata, mismoodi kiri välja läheb. Ma äkki näitan sellega kiiresti ära, kuidas see käib. Just. Kuidas siis teha postitust, kui ma tahan kirja saata sellele sihtgrupile, siis vajutan siia uue postituse nupu peale. Saab ka teha teste, kui sa esimest korda hakkad kontot haldama, siis esialgu testid kõrvale, tee lihtsalt masspostitus. Siit kirja pealkirjast ütled näiteks, mis see kirja pealkirja, mis postkasti läheb, näiteks aitäh, et osalesid üritusel. Saad muuta ära kirja saatja nime. Hetkel mul on siin just FentaSmile'ist ja ka saate aadressi saad ka muuta, kui sul on juba domeen verifitseeritud. Sellest pikemalt ei räägi, selle jaoks on ka YouTube'is koolitused olemas, kui sa tahad näha, mismoodi seda teha, siis mine meie YouTube'i kanalisse ja sealt sa leiad koolitusi igasugusteks verifitseerimisteks ja identifitseerimisteks. Siis me jätkame. Valid selle kirja põhja, mis sa tahad saata, tähistad linnukese ära, saad ka siit testida kirja, seda kindlasti soovitan alati teha. Iga kiri, mis sa veel saad, alati enne testi ära, sest et uskuge mind, ma olen tegelenud meiliturundusega aastaid ja ma teen ikka vigasid. Mõnikord jätan kirja testimata ja mõni link on vale või mis iganes juhtub, alati testige läbi, sest et inimlikke apsakaid tuleb päris palju ette. Ehk siis siit saad saata kas kohe ise endale kirja või ka teistele, et vajutad siia linnukese peale ja kirjutad meiliaadressid sisse, kellele sa tahad kirja saata ja saad selle kirja läbi testida. Siis jätkad ja siit järgmiselt lehelt ehk siis kontaktide lehelt otsidki nüüd üles selle kontaktilisti, kellele sa tahad kirja saata. Näiteks kui ma hetkel tahangi saata jätkukirja, siis ma otsin üles selle FentaSmile'i koolituse filtrisid, teen siia ette linnukese ja saadan kirja välja. Ehk siis lähen järgmisse sammu, jätka, siit valin, kas kiri läheb kohe välja või planeerida hilisemaks. Ja kui ma vajutan siia salvesta ja käivita nupu peale, siis see kiri lähebki teele ning kõik need kontaktid, keda ma just üles laadisin, saavad selle kirja ilusasti kätte. Ja seda siis saab nimekirja kasutada. Nüüd vaatame korra küsimusi vahepeal, siis lähme keerulisema asja peale üle. Niimoodi. Ma siin nägin, et siin kohe tuli mitu küsimust Smile'ile. Kohe esimene küsimus varasemast oli juba see, et mobiilivaate puhul, kui on kirja põhi tehtud ja sul on mitmes erinevas veerus info, siis need infod liiguvad mobiilivaates üksteise alla. Sisuliselt siis on, et sul on 2 veergu, vist ikka mõistlikum on näidata siit kohe ekraani pealt. Võtame näiteks selle kirja siit ette. Kui sul on 2 veerus informatsioon, siis need veerud liiguvad mobiilivaates üksteise alla. See tegelikult on täiesti tavapärane praktika sellepärast, et muidu mobiilivaates see kiri läheks niivõrd pisikeseks ja kribuks, et seda on väga-väga kehv lugeda ja sellepärast nad liiguvad üksteise alla. Kui sa tahad, et sul asjad liiguks üksteise alla, siis sul on võimalik panna kas ühte veergu, ehk siis sul ongi pilt-tekst või teine variant on tegelikult võimalik on teha ka custom HTML-e, ehk siis täiesti kodeerida oma kirja põhivalmis, mitte kasutades drag and drop editori ja sellisel juhul võid sa teha täpselt siukse loogika sinna, nagu ise tahad. Sa võid panna blogid valepidi liikuma, ühtepidi liikuma, teistpidi liikuma, üldse mitte liikuma, kõik on võimalik. Nii et selle koha peal, kui sa tahad, et mitte liigutada, siis kirjuta meie kliendi toele ja palu abi. Me saame aidata siin ka custom HTML põhjade valmistamisega. Nii, mis meil siin veel on küsitud? Kas te saate näidata uudiskirjaga liitumise funktsiooni realiseerimist? Seda me vist juba vastasime. See oli Kuku küsimus enne. Just, selle me tegime ära. Miks ei saa ma lisavälju lisada? See on väga hea küsimus. Lisaväljusid saab lisada just nimelt läbi selle, et sa laed Exceli üles. Ehk siis tõesti süsteemi seest ma ei saa lisavälju ise sealt aktiveerida või uuesti teha, aga mismoodi mina ise teengi neid on niimoodi, et ma teen valmis Exceli faili,
kus sisu põhimõtteliselt ei olegi, ma panen lihtsalt ühe iseenda meiliaadressi sinna sisusse ja lihtsalt panen väljad sinna sisse. Ehk siis, kui ma võtan uuesti ette meie näidisfaili, siis ma põhimõtteliselt teengi niisuguse Exceli faili valmis, kus ma siia pealkirjadesse panen sisse need väljanimetused, mida ma tahan, et Smiles hakataks kuvama, kirjutan need siia valmis, kustutan kõik muud andmed siit alt ära ka, et teengi niisuguse täiesti peaaegu tühja Excel faili, kus on ainult need pealkirjad olemas ja üks meiliaadress ja laen selle sinna ülesse Smilesse ja siis mul tekivad need väljad sinna ka. Ehk siis läbi Exceli saab tegelikult lisada Smilesse. Natukene on tõesti võib-olla ebamugav, aga tegelikult saab just teha seda. Väike nipp lihtsalt, mis tasub kõrva taha jätta, mismoodi seda tehakse. Niimoodi, mis vahe on kontaktide importimisel, kohe filtri loomisel ja pärast filtri loomisel? Just, see on üks väga hea küsimus, mida ma juba siin näitan ka teile. Mis on nende erinevus? Me siin tegime ka kohe ühe nimekirja. Ma näitan siit sellest nimekirjast. Ehk siis, kui ma laen kontaktid üles Smilesse ja panen sinna kohe selle linnukese ette, et jah, tee mulle ka kohe sellest failist, mis ma laen, tee mulle kohe ka filter, siis see filter luuakse muudetud kuupäeva järgi. Ehk siis see filter näeb välja selline, et siin on segmenteerimise tingimuseks valitud muudetud kuupäev ja filtri tingimus on kuupäev ja kellaaeg. See töötab, see filter täpselt seni kaua, kuni sa selle kontakti ükskord kogemata uuesti üles laed. Ehk siis, kui ma nüüd uuendan oma kontaktilisti, näiteks ma võtan Fientast uue listi alla, kus mul on juba mõni inimene juurde tulnud selle listi, ma laen selle listi uuesti üles, siis mis süsteemis juhtub, on see, et see muudetud kuupäev muutub. See tähendab seda, et seesama listi sees olev kontakt tegelikult siia enam alles ei jää mulle. Ja seetõttu me soovitame tegelikult ikkagist väga tungivalt teha filtreid mitte muudetud kuupäeva järgi, vaid teha just need lisaväljad sinna Excelisse juurde ja nende järgi teha filtreid, sellepärast, et siis see list ei jookse sul tühjaks. Ma võin äkki isegi täitsa selle ette näidata, mis juhtub. Me tegime siia, ühe listi, ei teinud. Võtame selle näite uuesti ette, mis me tegime. Ma laen ta üles ja loon filtri automaatselt. Niimoodi. Ja tekkis mulle siis siia nüüd see list, ehk siis siin on 81 kontakti, muudetud kuupäev on see kuupäev, mis ma just praegu üles laadisin. Nüüd ma lähen uuesti Excelisse. Ma kustutan siit mingid kontaktid alt ära. Ja meile jääb alles siia 12 kontakti. Kui ma nüüd selle kontakti faili kontaktidelt uuesti üles laen ja teen läbi täpselt sama liigutuse, ehk siis võtan faili ja teen ka selle automaatse filtri uuesti ja laen ülesse. Mis siis juhtub? Juhtub see, et see eelmine nimekiri, kus mul enne oli 81 inimest, nüüd ma näen siin on 69 inimest alles, sest et 12 neist liikusid järgmisse filtrisse. Ehk siis sisuliselt, mis juhtus, oli see, et ma laadisin sama kontakti email-aadressi uuesti ülesse, aga kuna tema muudetud kuupäev süsteemis muutus, siis ta liikus siia uude listi ja vanast listist ta võeti ära. Ehk siis, kui sa kasutad seda linnukest seal ees, siis see list on kasutada täpselt seni kaua, kuni sa inimest kontakti uuesti üles andmebaasi ei lae. Ja kui sa laed ta uuesti ülesse, siis ta liigub sealt eelmisest filtrist sulle ära. Ja see on see põhjus, miks pärast me teeme just nimelt siin Excelisse need väljad juurde, sest et siis need filtrid ei jookse tühjaks. Et isegi kui me laadisin praegu neid kontakte uuesti ülesse, siis seesama filter, mis me enne tegime, Fienta Smiley koolitus, mis oli tehtud just nimelt siis selle üles laetud filtri järgi, üles laetud välja järgi, siis see filter tühjaks ei lähe. See filter täieneb uute kontaktidega täpselt nii, nagu vaja on ja see ei kao sulle ära. Ehk siis see ongi nüüd see koht, miks see ajutine linnukene seal on ajutine, kui sa tahad teha püsivat listi, siis tee läbi Exceli väljadele, sest siis ta jääb ilusti alles ka. Väga pikk vastus oli, aga ma loodan, et see sai nüüd läbi räägitud põhjalikult ja korralikult. Nii, Maarja küsib veel.
mis on vahe saada kohe ja planeeri hilisemaks. Jällegist väga-väga hea küsimus. Teeme siis, võtame kohe selle ette ka siit. Jätka. Saada kohe tähendab seda, kui ma nüüd vajutan salvestada ja käivitada nupu peale, siis see kiri hakkab välja minema 5 minuti pärast. Sulle antakse 5 minutit armuaega, ehk kui sul tuleb meelde, et ahah, kui üks väike kirjaviga sisse, siis sa võid selle saatmisega katkestada ja hiljem uuesti saata. Kui sa ka vajutad siit planeeri hilisemaks nupu peale, siis sa siit valid kuupäeva ja kellaaja, millal kiri välja läheb. Ehk siis järjekordselt, näiteks kui ma lähen puhkusele, ma lähen homme lendan Malagale ära, aga ma tahan ülehomme kirja saata, siis ma teen selle kirja varem valmis ja siit ma valingi, et see kiri peaks välja minema nüüd reedel kell 9:45 ja kui ma nüüd vajutan siia salvestada ja käivitada nupu peale, siis see kiri läheb välja mitte nüüd ja kohe praegu, vaid ta läheb välja sellel kuupäeval ja kellel, mis ma siit hetkel valisin selle saatmise kuupäevaks. Ehk siis läbi sellise tegevuse saad sa oma tööd ette planeerida ja mitte jätta kõike viimasele minutile, vaid siis tehagi oma töö ette ära ja rahulikult võtta oma tegevusi. Nii. Tundub, et seesama küsimus oli olemas. Niimoodi. Järgmine küsimus on, minul on küsimus seoses sellega, et kui klient ostab pileti läbi Fienta, kontakt läheb ilusti kui Smile'isse. Hetkel ma saan aru, et see kontakt läheb ilma igasuguse sildita sinna kõikide kontaktide alla. Kuidas ma saan talle automaatselt sildi külge panna? See sildi külge panek oligi seesama see, mis me panime sinna Excelisse neid veegusid juurde. Ja kui sa ei tee automaatikat, millest me kohe räägime, kui sa teed seda kontakti üleslaadimist just nimelt läbi selle, et ma laen selle kontaktilisti alla ja laen ta hiljem Smile'isse ülesse, siis see veeru lisamine Excelisse ongi see sildi külge panek. See veer, mis sa lisad sinna Excelisse, see ongi see silt, mis sa paned külge. Ehk siis seda jah, kindlasti tehke, sellepärast, et niimoodi saate hiljem segmenteerida ja klientidele infot lisada ja külge. Seda saab ka teha automaatikaga, sest me kohe varsti räägime. Kirke küsis ka tükeldamise kohta. Tükeldamist kasutatakse väga-väga harva. Seda kasutatakse siis, kui sul kliendilist on tõesti jõhkralt suur, 10 000, 20 000, 30 000 kontakti. Sa tahad saata jupikaupa kirjasid välja, siis saab seda teha. Kui sul on paar tuhat kontakti, siis ma pigem seda ei kasutaks. Sellel ei ole nagu väga suurt funktsionaalsust. Et siis tükeldamisega sa saad teha seda, et sa jagad selle saatmise perioodi pikema aja peale ära. Ehk siis, kui mõni võib saada 200 000 kirja muidu korraga välja, siis ta võib korraga nagu umbe lasta miniserverit natukene, et siis selle vältimiseks on seda hea kasutada, aga seda on pigem väga-väga harva vaja. Kadri küsib veel statistika ja spämmi sattumise kohta. Ma arvan, et seda teemat äkki täna isegi väga pikalt ei räägi, muidu jääme siia väga pikalt räägima. Meil statistika kohta me kindlasti räägime natukene mõnes YouTube'i videos. Ma otsin pärast mõne lingi sulle ja me saadame selle jätkukirjaga need lingid, kus sa saab vaadata seda infot ka, mismoodi vaadata statistikat. Ja spämmi sattumise kohta meil on olnud minu meelest mingi üks podcast, et selle kohta ma siis ka saadan hiljem lingi, et see on liiga pikk teema, muidu jääme siia 5 tunniks täna rääkima, et ei jaksa seda ära kuulata lihtsalt lõpuks. Ja Sandra küsimus Liinaga väga hea, siis teeme automaatikast kohe hakkamegi rääkima. Nii, ja Maarja kommenteerib, et kui ta on pannud kirja saatma 9:45, siis kõik alati ei saa seda samal ajal. Seda võib mõnikord juhtuda Smile'i poole pealt, kui meil läheb väga palju kirju korraga välja, siis mõni inimene saab tõesti kirja hiljem kätte. Seda juhtub meil pigem harva, seda juhtub näiteks niisugustel kuupäevadel nagu eile oli, kus meil oli see suur e-kaubanduse päev või kui on Black Friday, siis võib juhtuda, et mõni kiri ei lähe täpselt sel kellaajal välja, kui sa seda saatma paned, sest et lihtsalt nagu automaatika käivitub küll sellel ajal, aga meiliserverid võtab veits aega. Et seda juhtub harva, seda juhtub pigem teatud kuupäevadel, mis ongi siis see Black Friday ja nii edasi, et üldjuhul seda ei juhtu. Kui sa näed, et see on juhtunud, siis sa võid meile kirjutada selle kohta, siis me saame natukene vaadata, milles see mure on olnud. Et siis kirjuta palun support@smiley.com. Nii, ja nüüd me läheme eriti keeruliste teemade juurde. Väga põnev. Just. Ma panen oma jagamise jälle kinni ja siis
Liina näitab seda otsa, et kui sa tahad teha sellist asja, et saata mitte käsitsi alla laadida risti ja üles laadida Smile'ist, vaid teha seda läbi automaatika, nagu me tegime seda ise, siis seda saab teha küll. Vahepeal tuli üks küsimus ka pileti küsimuste kohta, et ma korra näitan selle ära, et kui sul on üritus ja sa tahad küsida inimeste käest rohkem küsimusi registreerimisel või osalemisel, väga sageli konverentsid küsivad inimeste käest palju põhjalikke küsimusi. Et siis neid küsimusi saab teha igale üritusele, nii nagu igale üritusele saab teha oma piletiliigi, saad igale üritusele teha ka täiesti oma küsimustiku. Ja kus seda siis teha saab, on siin halduse juures on ostuvorm, et kui piletiliigid ja hinnad on siinsamas siis veidi allapoole. Ja meie küsisime tänasel koolitusel osalejatelt, et millisele küsimusele sooviksid vastuse saada. Me saime hulga küsimusi ja meil on selle üle väga hea meel, sest et me saime palju paremini planeerida tänast teemade valikut, sest tõesti sellest uudiskirjast annab väga palju rääkida, aga oleme siis tänase sättinud täpselt selle järgi, et kes osalevad, saaksid oma küsimustele vastused. Ja niisamuti võite teie teha enda ürituse puhul, et lisada kas küsimus ostjale, küsimus iga pileti või iga osaleja kohta, et kui näiteks seesama ostja ostab võib-olla 10 inimesele piletit, mis on väga sageli konverentside puhul, et üks asutus ostab kõikidele pileti korraga ära, või tahad küsida lisainfot ostu kohta, et siis siin on nupp lisa ja siit saab siis valida, neid variante on siis erinevaid, et küsida täiendavalt e-posti, sest meie küsime e-posti ainult siis pileti ostjalt, sest me saadame talle e-maili koos piletitega, aga võib-olla sa tahad iga osaleja e-posti küsida või iga osaleja nime või näiteks üldsegi, et meil on seal lõuna ajal erinevad asjad menüüs, millist asja sa täpselt tahad. Et siis saad kasutada kas pärkeruutu, raadionuppu või rippmenüüd. Et selles mõttes siin on tõesti erinevaid valikuid, see natuke sarnaneb Google Formsiga, et kes on seni harjunud näiteks piletimüügil kasutama lisaks veel Google Formsi, et siis ma arvan, et see Fienta selline tööriist nagu siis katab selle Google Formsi kasutamise nagu ära, et ei ole vaja nagu mujal enam kusagil midagi luua, teete kõik siin ja saate kõik oma küsimused kätte. Ja samamoodi saate siit siis nagu need vastused pärast alla laadida ja nende põhjal siis teha, ma ei tea, näiteks menüü valikut, et täpselt kui palju mingeid praade on vaja tellida osalejatele või mida tahes. Aga nüüd sellest integratsioonist, et kes meil juba käisid eelmistel seminaridel, et seal me näitasime, et Fientas korraldaja seadete all on koht, kuhu saab siis integratsiooniks panna siis oma väikseid nupukesi, et meil on täna olemas Google Analytics ja Metapixeliga integratsioon, mis tähendab seda, et nendest keskkondadest saab võtta lihtsalt ID ja siia lihtsalt kopeerida. Meil ei ole Smile'iga täna veel integratsiooni, küll aga see lähiajal on tulemas. Seni, kuni seda ei ole, siis saab seda lahendada Webhooki kasutamise teel. Ja Webhook on siis niisugune URL-i moodi link, mis siis saadab mingisse kohta, kuhu sa siis oled selle pannud, saadab andmed kaasa. Ja näiteks siin saabki nagu ära märkida, et kas sa tahad neid andmeid saata ostu sooritamisel, see ongi siis see hetk, kui inimene kas pileti ostab või registreerib, võib-olla registreerimisvormi täitmise peale ostu, näiteks seesama olukord, kui sul on konverentsil palju erinevaid osalejaid ja siis, kui keegi lõpuks täidab oma registreerimisvormi ise ära, muutub võib-olla korraldaja või osaleja nimi või menüüsoov või mis iganes, et siis tal lükatakse jälle uuesti nagu õigesse segmenti. Või pileti valideerimisel. Ja pileti valideerimisel siis sel hetkel, et näiteks kui sul on mingisugune selline üritus või sisenemine, et sa ostad ühe pileti, aga sa võid ise valida, millisel kuupäeval sa tuled. Ja siis, kui sul on näiteks terve suvi saad osaleda mingil atraktsioonil või tulla kuhugi kontserdile või restorani, et sel hetkel, kui inimene on pilet ära valideerinud, et siis sa saad talle saata näiteks selle tänu, et aitäh, et sa käisid, loodame, et sa jäid rahule ja ole hea, anna meile tagasisidet, et me saaksime järgmine kord veel paremat teenust pakkuda. Et siis neid erinevaid variante saab siin sisse lülitada. Ja kus see Webhook tuleb?
meil on siin tehtud tänase, no nii, nüüd ta lükkas mind siit täitsa välja. Loodan, et me saame kiiresti sisse. Saame. Nii. Tänase jaoks on tehtud selline väike integratsioon. Meie olen kasutanud make.com'i keskkonda ja siin see siis käibki sellisena, et kõigepealt on vaja paika panna webhook ja kui webhook siis siia nii-öelda sellele tööväljale või stsenaariumile siis nagu paika panna, siis ta tegelikult annab selle URL-i siit ise. Vot see on siit seesama hook EU1 make.com on siis seesama, mis siis Fentasse on pandud. Et siit on see otse kopeeritud ja sellisel juhul, nii kui Fentas siis kas on osta tehtud või mis iganes parameetrid sinna panite, siis saadetakse siia see info ja me oleme pannud siia vahele lihtsalt selle ruuteri selle mõttega, et tegelikult võib saata need andmed ka otse Smiley'sse või mingisse muusse keskkonda, selles mõttes see ei ole nagu seotud ainult Fenta ja Smiley'ga, vaid see selline tööriist, mida saab kasutada erinevate tarkvarade ja platvormide ühendamiseks. Aga selle ruuteri headus on see, et siia saab lihtsalt lisada veel ühe töövoo juurde. Näiteks, et võib-olla tahta kõik uudiskirjaga liitujad saata siia või mingi muu üritusel osalevad inimesed. Et meil on see praegu tehtud niimoodi, et see üritus, mille ID on see number, see on siis tänane üritus, et need inimesed, kes tänasele üritusele panid vajuta nuppu registreeri, need andmed saadeti otse Smiley'sse ja mis me siis saatsime, oligi siis inimese emaili aadress, selleks, et me saaksime saata neid nii-öelda jätkukirju, et mille te saite, et vot nüüd paari päeva pärast on tulemas, ära maha maga ja täna hommikul, et tunni aja pärast hakkab, et need on tehtud siis selle automaatikaga. Ja selleks, et seda teha, siis kõigepealt on vaja Fentas siis panna paika pileti, sättida üles pileti müügiosa ja automaatika osa Smiley's. Ja see ongi see keeruline osa, aga väga põnev ja ma annan Viivika sulle sõna tagasi, et sa saaksid sellest siis täpsemalt rääkida. Väga hea. Jagan kohe uuesti oma ekraani jälle. Ja mis siis nende kontaktidega juhtub? Ma nüüd pean natukene vahetama kontot ja mis siis juhtub on see, et läbi selle sama automaatika see kontakt tegelikult jõuab Smiley platvormile ja automaatika ise näeb siis välja selline. Ehk siis meil on märgitud ära, et meil tuleb läbi kontakti vormi, tuleb kontakt Smiley'sse sisse, ehk siis läbi selle sama make nii-öelda tekitab Smiley'sse kontakti sisse tulemise märguande ja kuna esimene kiri, mis te saite, läks läbi Fenta välja, ehk siis Fenta saatis teile pileti info välja, selle lingi välja siia edasi, kõik muud tulid teile läbi Smiley platvormi, sellepärast oli ka teistsuguse kujundusega, et me tahtsime teile näidata, et saab teha üppes erinevaid asju. Ehk siis, kui Fentasse hästi tihti panete üles selle sama päise kujunduse ja teksti, siis läbi Smiley tegelikult saab seda infot või seda meili põhja teha hästi palju personaalsemaks selliseks, et ta on nagu rohkem teie moodi võib-olla ja saab sinna ka mingisugused muud infot juurde panna, kui see vaja on. Ja automaatika, mida siis teeb, on see, et märkisime automaatikasse ära, et kui kontakt on läbi meiki jõudnud Smiley'sse, siis kõigepealt me ootame 8. maini kella 9-ni ja peale seda tuleb siis esimene meeldetuletuskiri teile, ehk siis 2 päeva enne webinari tuli teile kõikidele postkasti kiri, et tuletame meelde, et juba 2 päeva pärast on tulemas webinar. Ja pärast seda ootasime siis täna hommikul kella 9-ni ja siis kell 9 hommikul tuli järgmine kiri, automaatika ise saatis selle kirja välja, seda ei saanud ei mina välja ega Fenta välja, see tuligi täiesti puhtalt niimoodi, et me panime selle automaatika omalt poolt tööle ja automaatika saatis kirjad välja. Üks asi, mis on siis vaja ära märkida, kui te tahate seda meiki ühendust hakata tegema ja automaatika töövooga hakata siduma ära seda meiki, siis teil käest küsitakse seal automaatika numbrit. Ja selle automaatika numbrit te saate ülevalt aadressi ribalt
Ehk siis see tagumine number, mis siin taga on, minu hetkel on number 24, selle numbrit saadagi kätte siit samast automaatika töövoost. Ehk siis mõte on see, et kui te hakkate meikiühendust tegema, siis kõigepealt tehke valmis automaatika töövoog selliselt, et vähemalt see numbri kätte saada, et see ei pea olema veel töötav töövoog, aga te peate see automaatika töövoo looma kui sellise ja saada numbri kätte ja siis saate selle meigiga ära situda. Ja pärast seda te võite siin automaatikat veel muuta, teda täiendada, siia panna kirju juurde, seda kõike saate veel hiljem ka teha, aga just, et seda numbrit ise ka kätte saada. See saab siis siit kätte. Ja kontaktid liiguvad automaatselt ja mis tegelikult meie puhul veel liikus automaatselt on see, et tegelikult teil igaühel oli niisugune omaette piletinumber, mis te saite ja see piletinumber tegelikult liikus ka meile automaatselt siia sisse. Ma näitan teie isegi sellele, kuidas see liikus meile. Nimelt siin kirja all teil on see koolituse link ja koolituse link on tegelikult teil igaühel oli unikaalne. Ja see link tuli meile andmebaasi sisse niimoodi, et tegelikult kui tavaliselt pannakse siia koolituse lingale niisugune normaalne Zoomi link, et zoom.com kaldkriips mingid numbrid jadad, siis meie märkisime siia lingale niisuguse koodijupi ära. Ehk siis me võtsime andmebaasist selle lingi ja see link tuligi siis meie otse Smiley andmebaasi läbi meigi kaasa tegelikult. Ehk siis saab kaasa võtta väga palju erinevat infot läbi meiki, ei pea olema nüüd meili aadress või nimi, saab ka võtta sama selle piletinumbri ja pileti erinevaid liike saab kaasa võtta Smiley'sse kõike. Niimoodi. Mis ma tahtsin tegelikult, hüppan tagasi korra veel katkestab liiv. Korra automaatikate alla, siis ma näitan statistika osad siit natukene ka ära, et kuna siin ka ennem tuli üks küsimus statistika kohta, mis on head näitajad. Head näitajad on hästi erinevatel kirjadel. Kui me lähme üldstatistika vaatesse, siis kui sa saadad välja uudiskirja, mis on niisugune, seal on blogipositused sees, seal on võib-olla mingisugused muud huvitavad infot sees, siis kui see kiri saab 20% avamismäära, siis see on päris hästi juba. Kui te teete väga spetsiifilisi pakkumisi konkreetsete inimestele, nagu meil siin on näiteks, et tule vaatama webinari ja siin on see link, siis see kiri tõesti võiks olla üle 40% vähemalt avamismäära ja klikkimismäär võiks samuti päris kõrge olla. Ehk siis mida rohkem see on, seda parem kindlasti on. Ta võiks olla 5% ringis, ma arvan vähemalt. Uudiskirja puhul, kui saate korra kuus võib-olla uudiskirja välja, siis seal kui saate 2-3%, elab üle see ei ole ka väga hull veel. Kui saate 10% klikkimismäära välja mingisuguseski kirjas, siis tegelikult te võite kõvasti pai teha ja öelda, et see on päris hea kiri olnud. Ehk siis statistika poole pealt avamismäär võiks olla niimoodi vähemalt 20% iga kirja puhul ja kui on väga spetsiifiline kiri konkreetsele sihtgrupile, siis sihtiga siin on 40+% poole, siis te olete väga hästi hakkama saanud asjadega. Ja klikkimismäärad siis on niimoodi paar korda väiksemad. Ja spämmi kohta küsiti ka enne. Siit tegelikult, kui me võtamegi selle statistika andmed lahti, siis tegelikult me näemegi kohe siin kogu statistika andmetes ära ka selle, mis linkidele vajutati, mis on klikkimismäärad ja me näeme ka spämmimäära ära, mis on siis raporteeritud kirjas. See number võiks ideaalis olla 0, muidugi igas kirjas, me keegi ei taha, et meil märgitakse kui spämmi. Mõnikord võib juhtuda, et mõni niisugune pahatahtlik inimene on, kes märgib spämmiks meid, aga see number võiks olla ikkagi pigem väga pisikene. Ja seda numbrit tegelikult siis siit alt näeb. Et see oli Kadri küsimus, et kas näeb seda numbrit, näeb tõesti küll seda numbrit. Just, spämmi näitame ära küll statistika andmetel. Ja Kadri, kui mõni küsimus tuleb ja siis kirjuta palun veel meile juurde, et siis saab näidata veel infot juurde. Kindlasti vaadake ka lahkunute määra, see on siis need, kes on unsubscribe'inud kirjast, et see infot vaadake ka üle, see ei ole üldse halb näitaja kusjuures, lahkumise määr ei ole halb näitaja kirjast, sest et need inimesed lihtsalt hetkel ei taha teie kirju saada, see võib olla just puha mis põhjus, teda hetkel midagi häiris, võib hiljem kunagi tagasi tulla teile listi, et see ei ole üldse halb näitaja, seda numbrit ärge katke, see on täitsa normaalne näitaja.
Nii, aga tuleme siis tagasi Fienta ürituse juurde ja selle juurde, et mida me saame selle läbi automaatika veel teha. Saime siis välja saata automaatilised kirjad kõikidele osalejatele, et väga hea, tulge meie üritusele. Mida me saame veel teha, on see, et me saame tegelikult ka kontakte segmenteerida. Ehk siis nagu enne räägiti Fienta poole pealt, siis Fientas on võimalik teha erinevaid piletiliike. Näiteks üks näide siin oli, et meil saame teha startup'ide ja early bird piletid ja siis meil on seal investorite piletid eraldi ja kellelegi teise veel eraldi pilet. Me saame ka kogu selle info läbi Meeki kaasa saata, see käib erinevate väljade kaudu sealt ja tegelikult seda ei ole ka väga raske üles seadistada. Ja kui see info kõik on olemas, siis ta liigubki meil siia samasse kontaktside alla ja täpselt sama loogika, nagu me tegime enne Exceliga, ehk siis iga see infoliik nii-öelda seotakse ära Smile'is mingisuguse kindla infoväljaga ehk siis kontaktibaasis oleva andmeväljaga ja kui see info on ära seotud, siis ta liigub automaatselt meie Smile'isse see info kaasa ja me saame seda infot siin hiljem Smile'is kasutada segmenteerimiseks ja teha samamoodi erinevaid nimekirjasid, nagu me siin juba enne tegime, ehk siis loo filter. Filtri alt otsid üles selle välja, mida sa tahad segmenteerimiseks kasutada ja saadki teha erinevad nimekirjad. Nii, nüüd ma räägin teile natukene midagi veel põnevat. Üks asi ongi siis info liigutamine Fientast Smile'isse, aga me saame natukene liigutada ka infot Smile'ist Fientasse. Ja see asi käib niimoodi, et on teatavaid üritusi, kus me tahame inimese kohta teada natukene rohkem kui seda, et kust ta pärineb näiteks, et mis kaudu ta meie reklaamileheni jõudis. Me saame teha inimestele konkreetsed kutsed, mis on RSVP kutsed. Ja neid me teeme Smile'is selliselt, et me loome kirjapõhja, kus on sisuliselt all 2 erinevat nuppu. Siin ma olengi ühe sihukese näite teinud, kasutasin sama kirjapõhja, nagu teil hetkel läks meeldetuletustena välja ja siin all on 2 nuppu. Üks nupp on see, et ma panen ennast kirja üritusele ja teine nupp, mis ütleb, et ei, täna ma ei soovi osaleda ja ma ei taha tulla üritusele. Kui ma nüüd vajutan siia, panen kirja nupule, siis ma hüppangi siia Fienta maandumislehele, kus ma saan pileti osta ja siit tegelikult tuleb natuke rohkem infot kaasa, ma pean selle kirja avama oma postkastis. Ma saatsin ta vahepeal omale ära, loodan, et ta jõudis kohale. Üks saadetud, väga hea. Vaatame, kas ta postkastis ka kuskil olemas on meil. Ei ole. Nii, ei tea, kuhu ma saatsin kirja, väga hea. See on suurepärane muidugi. Siis näitame näidise pealt ikkagist ära. Ehk siis, kui ma panen siia kirja, siis tegelikult ma Smile'ist saan kaasa saata ka inimese meiliaadressi. Siin hetkel on niisugune korraldate kantsulgudega meiliaadress, kuna hetkel ma ei saatnud kirja postkastist välja, see kantsulg ei kantsuluks, aga ma saan tegelikult saatagi kohe saata meiliaadressi kaasa inimesele, kes tahab registreeruda ja sellisel juhul ta kaotab ära paar esimest sammu pileti ostust. Ehk siis meiliaadress tuleb kohe kaasa, inimene lihtsalt vajutab siia, et jah, soovib liituda, registreerub ja ta midagi rohkem tegema ei peagi, ta isegi ei pea meiliaadressi sisestama. Ja et sellist trikki teha, siis ma kirja põhja sisse pean tegema niisuguse väikese täienduse lingi alla. Ehk siis lingi sisse pean lisama meiliaadressi inimese koha pealt. Ja see õpetus, ma usun, et on Fientas kuskil õpetust all olemas. See sisuliselt käib välja selliselt, et hopsti, läks järjest ära. Et siia meili urli lõppu ma kirjutan küsimärgi ja stepiga ma ütlen ära, see step määratab ära siis selle, kuhu ta seal Fientas sellest nagu erinevates stepides, kuidas eesti keeles on, sammudes. Osadest nagu vist, jah, sammudes liigub, ehk siis me saadame ta kohe nii-öelda payment sammu, kuna meil tasuda üritus või meie raha ei taha selle eest, siis ongi see payment sammus, sa pead ära märkima selle, mis on meiliaadress, kuhu läheb see kutse lõpuks välja või pilet. Ja meiliaadressi saadame ka kaasa ja teine väli, mis me täidame ära, on siis email, võrdub ja siia me panemegi selle Smile'i sees oleva kontakti küljes oleva meiliaadressi, mis tuleb niisuguse naljakate kaldsulgudega ja emailiga ja sellisel juhul, kui see inimene saab postkasti niisuguse kutse,
siis ta liigub kohe automaatselt õigesse kohta, ehk me saadame tegelikult Smile'ist kaasa inimese meiliaadressi kohe. Ja see teeb hästi lihtsaks selle jälgimise just, et kes siis tegelikult sinu kutsetest reageeris sellele ürituse üleskutsele ja kes ka siis ostis sama meiliaadressiga kohe omale pileti ära. Ehk siis sul on hästi lihtne seda kogu töövoogu jälgida, et kes sai kutse kätte, kes vajutas nupule, et jah, ta tuleb üritusele, kes ostis päriselt pileti ära ka. Et sul on kohe sellist 3 hästi konkreetset sammu, mida saad väga konkreetselt jälgida, kes mida tegi ka. Ja tegelikult Smile'is saad sa ära jälgida ka selle, et kes vajutas siia, et ei soovi osaleda nupule. Ja selle jaoks, et seda jälgida, oleme teinud kirjas selliselt, et kui inimene vajutab siia ei osale soovida nupule, siis ta viiakse kohe maandumislehele, kus öeldakse, et aitäh, et sa andsid teada, et sa ei soovi osaleda, me täname sind selle eest. Ja ka seda me saame jälgida, kes siia parasjagu vajutas. Selle jaoks olen ma tegelikult teinud Smile'is eraldi automaatika ja see automaatika vaatab, lihtsalt kuulab pealt seda, kes on see inimene, kes klikkis sellele lingile, mis meil kirja sisse oli pandud, mis suunab inimese maandumislehele ja nii kui see inimene klikib siia lingi peale, mis ta kirjast saab, siis me teeme talle lihtsalt juurde andmevälja, et ta ei tule meie üritusele, täidame selle väärtusega ära ja me saamegi koheselt teada, et see inimene vajutas meilis nupule, et ma ei soovi osaleda ja see info talletub ka kohe kontakti külge. Kuidas see siis välja näeb, on sellised, et ma olen teinud siia ka nimekirja inimestest, kes ei soovi osaleda kutses Fienta üritusel ja see inimene, kes siia lingile vajutas, siis tema ilmub mulle see nimekirja automaatselt, sellepärast et talle on tekkinud siia kontakti külge väli, et ta ei tule kohale, automaatika paneb siia taha sõna jah ja sellisel juhul see ilmubki automaatselt kohe siia meie risti ka see inimene, et tema ei tule kohale ja ma tean seda. Täpselt sama loogikaga saame tegelikult ka jälgida kõiki teisi liigutusi, ehk siis esiteks ma saan jälgida seda, et ma tean, kellele ma kutse välja saatsin, mul on olemas siin nimekiri inimesest, kellele ma kutse saatsin, ma olen neist ka teinud siia omale nimekirja. Ehk siis tegin nimekirja inimesed, kes sai kutsed. Siis järgmine samm oli see, et ma tahtsin ära vaadata inimesed, kes vajutasid nupule. Seal ma kasutasin täpselt samasugust loogikat, nagu ma kasutasin teise nupu puhul, ehk siis kes läks sinna maandumislehele. Ma jälgisin läbi süsteemi, kes sinna nupu peale vajutas ja ma tegin ennast omakorda nimekirja siia ja ma näen, et üks inimene oli siis see, kes sinna nupu peale vajutas ja ma tekkis mulle siia omakorda nimekirjaks. Ehk siis tegin järjekordselt filtri. Ja kolmanda sammuna saame siis ka tegelikult Fientast kätte need inimesed, kes tegelikult ka registreerisid, ehk siis samamoodi see automaatika, nagu me siin enne näitasime, Make annab tagasi kohe selle info inimeste kohta, kes päriselt siis pileti ostsid ja ka nendest saame teha omakorda siia omale nimekirja, ehk siis ma tegelikult saan tekitada Smile'isse sisuliselt 4 nimekirja inimesi. Mul on üks nimekiri inimesi, kes ei tule üritusel osalema. Mul on nimekiri, kes said kutsed. Mul on nimekiri inimestest, kes vajutas minu kirjast kutsele, et jah, ma tulen kohale ja mul on nimekiri inimesi, kes juba ostis kutsed. Mis ma nendega peale hakata saan? Ma saan korduskutset saata näiteks. Ehk siis, kui ma hakkan nüüd saatma korduskutset välja, ma teen uue postituse ja teen meeldetuletuse. Tule üritusele. Tegelikult võiks muidugi teha natukene konkreetsema pealkirja, aga hetkel näiteks teeme sellise pealkirja. Ja valin kirja põhjal, mida saata ja sellisel juhul ma tahan hakata valima inimesi, kes ei saavad ja kes ei saa kutset uuesti. Ma tahan saata kutse uuesti kõikide inimestele, kes said kutsed, aga ma ei taha saata kutset inimestele, kes juba ostis pileti, ehk siis selle listi ma välistan. Ja samuti ma välistan inimesed, kes ei tule kohale, kes juba andsime teada, et nemad niikuinii kohale ei tule, nemad ma ka välistan. Ja kui ma vajutangi siin listi vaates 2 korda peale sellele listi nimele, siis tekib mu ette ristikene, mis tõttu see kontakt välistatakse kirjasaajate listist. Ehk siis hetkel ma saangi saata kordustuletuse kutse inimestele välja ja need inimesed, kes juba pileti ostsid
ja kes ütlesid mulle, et nad ei tule kohale, nendele seda kutset välja ei lähe. Ehk siis mul on võimalik nagu läbi nende erinevate segmentide või listide hästi lihtsasti teha igasuguseid erinevaid teavitusi inimestele täpselt nii, nagu ma nagu tahan midagi teavitada. Ja kui panen siit kutse saatma, siis see kiri lähebki välja. Sama loogikaga saan ma saata näiteks kirja inimestele, kes küll minu kirjas vajutasid, et jah, ma tulen, aga tegelikult piletit ei ostnud. Ma saan teha neile mingisuguse erilise kirja näiteks, et tule ikkagist, et ma nägin, et sul huvi on olemas, tule ikka kutse üritusele. Saad teha mingi täiesti teistsuguse kirja neile ja selliseid nagu mõtteloogika kasutades saad sa hästi kergesti segmenteerida oma kliente ja teha erilisi kirjasid vastavalt just selle kliendi segmendi vajadustele. Nii, see oli nüüd päris keeruline osa. Kui teil on selle kohta küsimusi, kindlasti küsige hästi palju juurde, aga minu poolt nagu see olekski nagu see põhiline osa, mismoodi me saame seda Smiley ja Fiento koostööd ära kasutada, et me saame andmeid liigutada, me saame erinevaid kirju veel saata vastavalt vajadusele ja teha niisuguse kliendi jaoks selle töövoo ja ürituse osalemise hästi-hästi mõnusaks ja lihtsaks. Midagi me tegelikult tahaks veel öelda kusjuures. See, et kui palju neid kirju saata on ju ka. Ja kui sageli saata ja kuidas nii saata, et inimesed need kirjad ka lahti teeksid, et nad ei hakkaks seda kirja saatmist spämmiks pidama. Just. Kui me nüüd iseenesest mõtleme selle loogika peale, et mille kirja saata, siis kindlasti inimene tahab teada kohe, kui ta pileti ostis, et tal on pilet olemas. See tuleb nüüd Fientost välja, see on triggered email, ehk siis seda me peame alati saatma. Inimestele tasub alati saata ka meeldetuletusi enne üritust, sellepärast et me unustame nii asju, me oleme kohutavalt unustanud. Mina ise olen ka unustanud mitu korda üritusele minna, sest eile mul oli korteriühistu koosolek ja ma jäin kohale, sest meeldetuletust ei tulnud lihtsalt. Tänapäeval tundub see meeldetuletus juba nii nagu tavaline, et sa ootad seda, et kui seda meeldetuletust ei tule, siis tekib tunne, et äkki siis see jäi ära. Et pigem saata meeldetuletus ja just kui on olnud väga pikalt eelmüük, siis on hea inimesele see pilet sinna juurde panna, et inimene kindlasti väga tänulik, kui ta tuleb pileti kontrolli ja näeb, et oi, aga see just ongi mulle siia mailboxi tulnud, et ma pea hakkama seda otsima kuskilt. Ja tegelikult on see statistika ka ikka seda meelt, et kuskil 10% inimesi ei tule üritustele, kes on eelmüügist pileti ostnud. Et miks nad ei tule, on nüüd nagu hea küsimus. Üks põhjus võib olla see, et nad lihtsalt unustavad ära. Et tänapäeval inimestel on nagu väga-väga palju kõike tegemisi, kui nad ei pane seda üritust kalendrisse ja kui ka meeldetuletust ei tule, siis võib juhtuda, et isegi et inimene lihtsalt unustab ära. Et jah, päevake või 2 ennem on tegelikult võib-olla isegi nagu ilus ja viisakas oma osalejatele see info saata uuesti. Ja kindlasti, kui saadate seda esimest kirja välja, siis pange sinna see kalendrilink ka kaasa. Fientos on kohe piletiga see kaasas. Jah, et loodetavasti ka vajutatakse seda. Just, siis läheb kalendrisse ja kui teil on veebiüritus, nagu meil täna oli, siis saatke kindlasti vahetult enne veebiüritust, saatke link uuesti. Et mina ise olen teinud väga palju webinare ja kõige olulisem kiri, kõige avatavam kiri alati ongi just see, mis läheb kas pool tundi või tund enne webinari välja, kus uuesti see link kirjas on. Et mina näides minu elu parim avamisprotsent ja kõikimisprotsent või niisuguse kirjaga, selle kiri läks välja üle 300 inimesele ja kirja avamisprotsent oli 82%, klikkis 53%. Et see oli nagu ülihea tulemus ja see näitab ära selle, et tegelikult inimesed tahavad seda meeldetuletust saada. Lihtsalt unustavad ära muud moodi. Kui sul tulebki postkasti, et näed nüüd kohe hakkab üritus, tule nüüd kohale, siis tegelikult väga paljud tulevad ka viimasel hetkel just sellepärast kohale, et see meeldetuletuskiri neile postkasti ilmus. Kui sul on füüsiline üritus, siis kindlasti vähemalt 2 päeva enne tuleta meelde, sellepärast, et ka inimestel see aja planeerimise oskus teinekord on nii, nagu ta on. Aga kui sa tulete 2 päeva enne uuesti meelde, et nüüd on aeg, pane kleit valmis, pane kingad valmis, vaata, kas sul on silmavärvi potsik täis, siis inimesed tulevad kohale ka päriselt sinna üritusele. Pealkirjade osas ole hästi konkreetne kirjades, mis see kirja sisu on. Kui me nüüd läheme natukene sinna e-maili anatoomiasse, siis kui kiri jõuab inimese postkasti, siis see, mille järgi ta vaatab ära, kas kirja avada või mitte, see sõltub sellest, kes kirja saatis ja mis on kirja pealkiri.
Ehk siis kirja pealkiri on hästi-hästi oluline. Kui sa tahad saada inimesele välja piletid, siis panegi kirja pealkiri sisse, et siin on sinu pilet. Ja see kiri ei jää mitte kunagi avamata. Seda on vaja avada ja ta tahab seda näha. Samuti, kui sul on meeldetuletuskiri, et tule nüüd poole tunni pärast webinarile, siis panegi hästi konkreetselt pealkirja, poole tunni pärast hakkab webinar, siin on link. See link, see sõna link webinarile on hästi oluline. Seda avatakse hästi palju, sest nad tahavadki saada seda konkreetset infot selle kohta. Ehk siis pealkirjas ole hästi konkreetne ja kui vaja, kui võimalus on, pane ka see kuupäev sinna pealkirja sisse või vähemalt perehedelisse sisse, sest et järjekordselt, mida konkreetsem see üritusega oled, seda parem on. Ja kui sa teed mingit muud vahepealset turundust sinna juurde, näiteks, et mis on esinejad või mis on see line-up või ja nii edasi, et seda ka teed nagu hästi mõnusasti ja konkreetselt. Inimestele meeldib konkreetsus, inimesed tahavad teada, mis on see põhjus, miks ma peaks kirja avama ja see peab olema tõesti nagu arusaadav, konkreetne. Ja mida paremini seda teed, seda rohkem su kirja ka avatakse. Ja kas midagi pidin veel rääkima? Kas me vaatame ikka mõned küsimused veel läbi? Meil on seal päris mitu tulnud. Jaa, meil on tõesti palju tulnud küsimuse niimoodi. Kas on võimalik lisada uudiskirja väike alatekst? Siis samas stiilis, nagu on võimalik ürituse sees lisaküsimusi küsida. Kas ma saan õigesti aru, et soovitakse küsida? Et kas saab uudiskirjaga liitumisel küsida mõnda lisaküsimust? Täna seda võimalust ei ole. See on vist nagu selle mõttega, et siis juba nagu segmenteerida kohe uudiskirja saajaid näiteks, et kes mis teemat võiks huvitada. Et seda ei ole jah täna. Et see on võib-olla mingi asi, millele mõelda. Jaa, tõesti hea mõte. Aitäh selle Hugo. Just. Nii, Kertu küsib, kas teie platvormi võimaldab teha sisse ka polle küsimustike uudiskirja sisse? Smile'is uudiskirja sisse me ei saa hetkel teha, seda võimaldab teha tegelikult AMP, aga AMP-i toetab ainult Gmail, ehk siis hetkel meie poolt kõige soovitatavam variant oleks saata inimene maandumislehele, kui saad küsimustikku teha, või teine variant, kui sul ongi niimoodi hästi lihtsalt jah-ei küsimus, siis saad 2 nupuga seda lahendada. Aga kui sa tahadki nagu päris sugust küsimustikku teha, küsida pikalt igasugust informatsiooni inimese käest, siis seda läbi meili sisu hetkel teha niimoodi ei saa, et siis seda soovitame teha läbi maandumislehe, niimoodi jääb see info just kontakti küll ka alles. Ja kui te tahate päris polle teha siis, ja pikki küsimustikke ja sellised nagu, ma ei tea, 80 küsimust teha, siis seda võib-olla mõistlikum teha ka päris küsitlus tarkvaras, mitte Smile'is, sest Smile'is nagu see info hetkel koguneb kontakti külge ja seda ei pea natuke muidu hiljem raske hallata. Ehk siis, kui te tahate Smile'is teha mingit küsimustikku, siis küsigegi ainult seda infot, mis teil on vajalik kontaktide segmenteerimiseks ja kui te tahate teada mingit muud lisainfot, ma ei tea näiteks seda, et mitu korda päevas ta õuna sööb, et siis seda küsige kuskil muul platvormi, sellepärast et see võib-olla ei ole info, mis teil on vajalik just nimelt selle kontakti külge salvestada. Nii, järgmine küsimus. Marilyn küsib, kui kutsete saatmisel on üritusel mitu kuupäeva valikut, kuhu siis inimese suunatakse maksmise juures? See vist on selle kohta, kui ma saadan selle meili aadressi kaasa, siis tegelikult me saame seda saata mitmesse erinevasse sammu. Me ei pea saatma seda sinna maksesammu, me saame seda saata ka sinna kuupäeva valiku sammu. Et see meiliaadress tuleb ikkagist kaasa, lihtsalt nagu tuleb üks samm ennem, et inimene ikkagist käsitsi saab Fentast valida selle kuupäeva, millal ta tahab üritusel osaleda. Just, et me saame anda selle e-maili sinna kaasa, aga seda steppi ei pea siis viima kohe sellesse viimasesse, kus on see vajuta nupp, osta pilet või registreeri, vaid see võib step olla see esimene, et vali kuupäev. Et seda saab kõike teha. Just. Nii, kas sa tahad Kirkele vastata? Mis on Make? Kirke küsib, mis on Make? Make.com on üks selline keskkond, millega on võimalik ühendada erinevaid tarkvarasid ja meie täna siis ühendame sellega Fentat ja Smile'it, sest Fenta ja Smile'i integratsiooni veel ei ole, on tulemas, kes tahab kohe juba täna või homme hakata kõiki neid võimalusi, mida me siin täna ette näitasime tegema, siis tuleb kasutada Make'i või mingit muud sarnast keskkonda, mis on mõeldud just tarkvarade integreerimiseks omavahel. Ja Sandra kohe küsibki natukene täpsemalt selle sama integratsiooni kohta juurde ja kuidas see täpsemalt siis töötab. Tehniliselt see töötab niimoodi, et
selleks, et seda infot edasi anda Make'ist läbi automaatika, siis kõigepealt pead sa Smile'isse tegema valmis nii-öelda need väljad, mida siis Make saab match ida. Ehk siis näiteks, kui sa tahadki saata edasi infot, et keegi ostis investor pileti, siis Make'ist, kui me võtame Make'i ette, siis tegelikult tuleb hästi palju väljasid ette. See vist on sinu ekraani peal, on ju? Kas sa äkki jagad korra seda Make'i pilti? Vot, siin samas kohe ongi näha need erinevad nii-öelda parameetrid, mida saab kaasa anda. Ja siit saab kaasa anda emaili aadressi, saab anda piletikoodi, saab anda kaasa erineva piletitüübi. Ehk siis ma võtan korra su hiire. Ehk et kui me siia välja peale vajutame, siis siin tegelikult avaneb niisugune pikk rodu erinevaid väljasid, mida saab kaasa anda Make'iga. Ja nii kõike saab siia kaasa lükata siis. Ja mida siin Make'is tegelikult täpsemalt on vaja teha, et sa ülevalt, ehk siis punased väljad, valid välja selle välja, mida sa tahad kaasa anda Make'ist, et Smile'isse jõuaks. Ja siia alumisse lahtrisse, meie puhul siis Fienta link on see alumine lahter olnud, see on see lahter, ehk siis see väli, mis on olemas mul Smile'i andmebaasis kontakti küljes. Seda ise tekitada läbi Make'i ei saa, mis tähendab seda, et see väli on kõigepealt selle sama Exceliga üles laadida, me tekitame sinna Smile'isse selle välja ja siin Make'is ma ütlen, et selle Fienta lingi välja peale saada selline info. Ja siin on meil siis saadetud selle Fienta lingi välja peale kaasa näiteks piletinumber. See on see, mida meie oleme teinud. See tundub hetkel jube keeruline, ma saan väga hästi, et see on hästi keeruline. Aga tegelikult kui see paar korda läbi teha, siis tegelikult on üpris lihtne. Tegelikult on lihtne. See on selline natuke nikerdamist, natuke mõtlemist täpselt, mis välja sa tahad saata. Ja see tegelikult ongi sellisel nagu välisel inimesel natuke keeruline teha, et me kunagi ei tea korraldaja soove. Et võib-olla kõige rohkem aega lähebki sel hetkel, kui sa püüad aru saada, mida tahetakse. Et kui korraldaja seda ise teeb, siis tegelikult see ongi tõesti niisugune minutite mäng. Aga võõral inimesel, kes ei tea üldse midagi ja hakkab nagu seda kõigepealt automaatikat vaatama ja siis seda üritust ennast, et milliseid väljasid küsitakse näiteks pileti ostul, et mida nendega pärast peale hakatakse. Et näiteks eile abistasin ühte korraldajat ja tema küsis väga kenasti pileti ostul osaleja nime ja pärast, kui ta saatis automaatika, siis tal oli automaatikas niimoodi tehtud, et ta pöördub inimese poole tere nimi. Ja siis oli vaja see nimeväli siis panna ka sinna õigesse kohta kaasa. Et näiteks, et selliseid asju saab ka teha. Et see on väga vana hea klassika, et pöördutakse inimese poole nimega ja seda oli just eilsel asjal ära kasutatud. Ma ikka täitsa puusid mõnega ette teha, siis sellisel juhul laske niimoodi, et siia field name'i peale ma otsin üles, mis on Smile'is selle field name, ma tean, et mul hetkel on määratud, et mul Smile'is nime välja väärtus on, oma arvutus kirjutus või tööta, on name ja siia alumisse välja määran ära, et siit läheb siis kaasa buyer'i alt. Me ei küsinud, eks ju? Ja me ei küsinud nime, aga siia tekib see nimeväli juurde, tekiks siis me klikiksin siia peale ja siis sellisel juhul Make lihtsalt nii-öelda inglise keeles matchib ära või siis nagu seob omavahel ära need kaks välja, ühelt poolt siis Fienta välja, teiselt poolt Smile'i välja, paneb need kokku ja siis Make oskabki võtta selle Fienta välja ja kirjutada selle Smile'is õige koha peale. Just. See on see, mida siis Make teeb. See kõik tundub nii müstiline, aga kui see tööle saab, siis on niisugune nagu esimest korda jalgrattaga sõitmise tunne, et I did it. Just. Nii ma kustutan sellest ära, muidu meil ühel hetkel läheb see asi siin katki ja hakkab valesid infot saada. Niimoodi. Ja teine pool Sandra küsimusest on see, et kuidas siis luua neid silte, mida ma seal ise näitasin Smile'i poole pealt, et kes on siis mingile nupule vajutanud ja kes liitus läbi Fienta, kes maksis läbi Fienta, et see on täpselt oleneb, kus see info nagu pärineb. Et kõik info, mis pärineb Fientast, ehk siis see, et mis pileti ta ostis näiteks ja mis ta nimi on, siis see info on taletatud Fienta andmebaasi ja seda me saame liigutada Smile'isse just läbi Make'i. Aga kogu info, mis meil on olemas Smile'is kontakti küljes, ehk siis see, kas ta avas kirja või kas ta klikkis lingile, siis neid nimekirjasid ja neid filtre saame teha kohe siis Smile'is valmis.
ja see tundub keeruline, võib-olla kõige mõistlikum tegelikult ongi siis kohe sellise konkreetse kasutajaloo puhul küsida meie käest abi. Et kuulge, mul on nüüd vaja sihuke asi ära lahendada, siis me aitame teid konkreetselt selle asjaga, sest et tegelikult näiteid ta võib tuua siin miljoneid erinevaid, mismoodi neid isse luua. jah, neid võimalusi liidestamiseks on ju hästi erinevaid, et kui keegi tahab lihtsalt saata kõik uudiskirjaga liitujad Smiley'sse, siis on natuke teistsugune ja sellepärast ongi võib-olla sellist nagu näidist veidi keeruline ette teha, et see oleks nagu üks valik miljonist, et neid on ju võimalik väga palju erinevalt teha. Ja. Kas muidu Fientes jääb ka alles see info, et inimene, kes justkui nagu ostis pileti, aga makset ei teinud? Ja kui ta makset ei teinud, siis ta tõenäoliselt võttis arve, sest muidu ta ei saa nagu ju ennast nii-öelda nagu registreerida või kui on tasuline üritus, siis ta võttis arve, kui ta arvet ei maksa, siis me saadame talle mõned meeldetuletused ja ühel hetkel, kui ta ei taha, siis saab selle ka tühistada. Jah, et jääb tõesti see info alles, et on maksmata ja kui makstakse ära, siis tuleb see info, et on makstud ja siis ta saab pileti. Just, ja seda infot põhimõtteliselt saaks ka nagu läbi meiki saata ka Smiley'sse, aga samas ma arvan, et sellist makseinfo võib-olla on lihtsam hallata tegelikult Fientes otse. Fienta tegelikult saadab jah neid meeldetuletusi nendele arvega tasujatele. Just, nii et Sandra, sul on väga hea, väga detailne küsimus. Me proovisime mõnda asja seletada nii hästi, kui me oskasime, aga küsi kindlasti juurde otse siis Smiley'st ja Fientest täpselt konkreetset lahendust, mis sul vaja on. Kõike saab teha, lihtsalt küsime infot siis juurde. Niimoodi, Leho küsib. Oletades, et uudiskirjas on info üritusest, siis kas Smiley's saab teha ka nupu, mis viib info inimese kalendrisse? Ja kas Smiley's saab teha kalendri kutset samamoodi? Selle jaoks on meil olemas täiesti eraldi plugin, seda saate küsida meie supporti käest, kirjutada meie support@smiley.com ja nende käest saab seda pluginit tellida. Ja kui sa tahad ise seda teha, siis tegelikult on ka olemas vabapäralisi võimalusi, mis tekitavad kalendrilingi. Ehk siis kalendrilinki saab panna just ka kiire sisse ja seda saab teha nii läbi automaatika, kui ise käsitsi pusides, et selle jaoks on võimalused täiesti olemas. Andrus küsib uudiskirjaga liitumiste segmenteerimise kohta, et kuna korraldatakse väga erinevaid üritusi, et siis ühine tekst jääb liiga üldiseks. Ja see on väga hea mõte niimoodi segmenteerida ja seda siis saabki selle väikse lisaväljaga seda infot juurde panna, et täpselt millisel üritusel osaleja käis. Ma ei tea, näiteks kui te korraldate kontserte, ma ei tea, laste hommikuid ja võib-olla käsitööringi näiteks, et siis saabki panna igale sellele uudiskirjaga liitujale selle väikse linnukese, et millise üritusega ta on seotud ja siis juba saatagi järgmised uudiskirjad siis täpselt õigele segmendile. Just, et sellepärast ongi just, et pange see info veel sinna juurde, siis saada hiljem segmenteerida. Väga hea. Kuidas ma saan Stepi nime sisestada? Jah, selleks on vaja lihtsalt väike selline, siin selles ekraanil on praegu näha ka, et kuidas see väike jubin on sinna juurde pandud. Äkki ta mõtles siin seda, kui me panime lingi sisse selle Stepi nime. See vist on õpetus olemas. Ja, ka jagame seda, et siis saate seda kasutada. Jah, nii, Sandra nagu hiina keel, jah, see tundub tõesti nagu hiina keel alguses. Ja see tundub keerulisem, kui see tegelikult on, et võib-olla lihtsalt, et see kõik näeb nagu teistsugune välja, et siin on mingid mummud, siin on mingi töövoog, aga jah, tegelikult see on niisugune magic ja palju lihtsam, kui see paistab. Just. Kas meikil on õpetused olemas? Põhimõtteliselt me oleme meie Smiley poole peal konkreetselt meiki õpetust ei ole olemas, meil on abiõpetused olemas, mis on hästi sarnased. Loogika on sarnane, ma ei tea, kas Fiental on olemas konkreetselt meiki õpetust? Ei ole seda Webhooki õpetust muidugi. Väga hea on lihtsalt guugeldada Make Webhook ja siis juba tegelikult on YouTube'is palju õpetusi, kuidas seda sinna panna, kuidas tekib see URL sinna, eks ju, mis siis Fienta integratsiooni lisada. Et selles mõttes, ütleme, see Webhooki osa on kõige lihtsam, et võib-olla natuke keerulisem ongi jah, see Smiley pool, kus on siis täpselt, et millist parameetrit nagu lisada, aga siin ei ole ka midagi üle mõistuse ei ole. Ja kindlasti küsige abi, see ei ole asi, mida te peate ise pusima, et me näitame teile hetkel pigem seda võimalust, seda saab niimoodi teha, küsige abi ja me aitame teile selle jaoks, me oleme mõlemad olemas, tahame näidata, et seda saab teha ja me aitame teile ka seda lahendust otsida.
Oi, me jõudsime küsimuste lõppu. Ohoh. Vist oli nii keeruline, et rohkem küsimusi ei olnud lihtsalt. Ja et kui teil on tõesti küsida integratsiooni kohta, pöörduge siis Fenta või Smile'i poole ja me püüame alati aidata. Et võib-olla me ei ole alati nii operatiivsed, et sageli korraldajatel on hästi kiire, et tuleb kiri, et tegelikult juba eile oli vaja, aga äkki ikka täna saate aidata. Et siis võib-olla me alati kohe nagu nii kiiresti ei suuda reageerida, aga üldiselt jah, 1-2 päevaga tavaliselt saame ikka abiks olla. Samamoodi meil ka, et meil klienditugi vastab ikkagi kiiresti, aga kui on väga spetsiifiline soov, siis mõnikord on seda meiki tegemisel natuke rohkem vaja aega. Et siis arvestage, et kui teil on vaja seda integratsiooni abi siia vahele saada, siis ikka paar päeva võiks varuks jätta, et me jõuame selle asja valmis teha teile. Ja jätke paar päeva varuks selle mõttega, et kui me tuleme teile appi, et siis me peame sellest protsessist kõigepealt aru saama, et andke meile ka natuke aega lihtsalt nagu sisse elada, et mida te tahate. Et teinekord need soovid on võib-olla keerulisemad, kui need selle väljamõtlejale võivad paista, on ju. Et siis jah, andke meile seda aega sellest aru saada, ennast läbi närida ja siis teile abiks olla. Just. Aga me oleme alati hea meelega abiks. Samad sõnad, me samamoodi ja see meik on ka üks tore plugi, millega me meeldib mõlemale meile mässata. Aitame teid hea meelega. Niimoodi, tundub, et hetkel rohkem küsimusi ei ole, kui tekib midagi, siis saate meile ka helistada, kirjutada meie supportidesse ja meie kas või otse liivika@smiley.com või siis liina@fenta.com. Täpselt. Ja nagu öeldud, siis õpetus läheb tegelikult neil ka YouTube'i ülesse. Paneme sinna ka igasugused kasulikke linke veel juurde, mis teid aitavad kindlasti ja soovime teile jõudsat kasutamist. Hästi palju loovaid ideid, mismoodi kogu seda integratsioonide teemat hästi mõnusasti ära kasutada ja eriti ägedaid suviseid üritusi teile. Aitäh tulemast ja järgmiste kohtumisteni siis. Nägemist. Aitäh. Tšau.